KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3, Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna Ülar ja Hendrik. Tšau. Tere. Või peaks ütlema Laever, nagu ta siia kirja. Okei, minu nimi on Kallaste, ma ütlen ka. Ma hakkan endal ka sassi ajama, see on varem juhtunud ka, et inimesed arvavad, et mu eesnimi, või et nad kunagi oli, et üks klassivend ei teadnud, mis mu eesnimi on. Sest me olime mingi 4 aastat ühes klassis käinud. Aga ta tuli vaata hiljem, see on see, et me ei kasvanud koos. Ühel hetkel lasin, Kallaste, mis su nimi on? Ja et ta teadis, et Kallaste üldse perekonna nimi on. No ja, ei ta hakkaski mõtlema, nagu ta polnud varem mõelnud selle peale, et see ei saa su eesnimi olla. Okei. Aga jah, siis play-offid algasid NFL-is. Ja kuidas veel ja kolledži play-offid käime ka läbi täna, aga enne seda on mõned uudised, mõned teigid vaja, et minge kavr3.ee, saate sealt ennustusmängu tulemusi, saate sealt kõike muud, minu ja Hendriku kirjanurga ja mõned Hendriku artiklid on seal ka ja kõike muud infot saate merchi ja kõik, et jah, minge kavr3.ee, seal on kõik info olemas kõige kohta, mida me teeme. Ja siis nagu meil varasemalt ka öeldud on, kalendris niikuinii, teil on juba märgitud Super Bowl 8. veebruari öösel vastu 9. siis, aga pange sinna siis @olibet ka kirja, et nii Tallinnas kui Tartus see sündmus toimub, et see on kindel ja kui keegi tahab või õigemini laudasid või bronnima hakata ja meile öeldi, et seal süsteemis näitas kuni kella 10 õhtul, pange kell 10 ja siis kui seal mingi kommentaari koht, siis kirjutage sinna Super Bowl juurde ja ühtlasi meie kuulajate seas siis andke märku, kes tahab sinna Heinekeni lauda vipiks tulla meie kõrvale, et jah, Super Bowli peoga vist nii palju Ülar, kas ma unustasin midagi? Ja vist mitte, vaikselt hakkama nautsima siin lähinädalatel, meil tuleb paar huvitavat projekti ka enne Super Bowli välja ja paar asja, mis me tahame veel teha Super Bowliga seoses, et ja vaadates, kus play-offid lähevad, siis peaks okei tulema ka see match-up, et see on päris huvitav meeskondi on veel olema saate. Me saime Wildcardis kõik head mängud ära, ma ei tea, Hendrik, mis tunne sul Wildcardis oli, vaatasid neid mänge ja me saime, see pühapäeva viimane mäng ja esmaspäevane võib-olla nagu ei olnud nii head, aga need esimesed 4 olid küll head. Esimesed 4 olid kõik väga head, väga kaasahaaruvad. Ma ütleks, et isegi Patriots Chargers hakkas ka suhteliselt tasavägiselt, üsna põnev selline taktikaline edasi-tagasi oli, aga üks hetk lihtsalt Patriots hakkas eest ära jooksma ja Chargersil nagu mingit erilist jõudu nagu ei olnud seal. Aga jah, väga põnev nagu algus ja loodetavasti kõik järgmised mängud tulevad samasugused. Playoff bracketit on täiuslik nädal oli vist 4 inimesel ainult, kui ma ei eksi, et jah, see Ninersi võit lõi päris suurelt segamini asjad ja siis Texans Steelers oli ka päris vastuoluline valik ja tegelikult Jaguars Bills oli meil ka üsna vastuoluline, aga sealt jah, et oota Ülar, mis tulemuse sa said, ma sain 4 õigesti. Ma ei hakka ütlema. Ülar või Steelers mingi kuradi 20-ga. Ei, ma ei pannud 20-ga, ma panin võitma, aga nüüd on jälle kõik võimalus olemas. Ma isegi ärkasin kell 5 üles täna hommikul ja siis vaatasin teist poolega ja selle kõige kiirem teine poolega üldse, ma läksin kell 6 uuesti magama. Lebo. Nagu, et jah, seal juhtus väga palju, aga sellest räägime lähemalt natuke ka pärast. Varsti kohe jõuame sinna. Jah, täna siis võtame räägime natukene college footballist, kuna Hendrik ka meil jälgib ja siis NFL-i play-offi esimesed nädalad, siis et wildcardi round. Aga mainime ka selle ära, et kes tahab Ameerika jalgpalli mängida, siis seda saab teha lausa 3 linnas, 2 erinevat ala. Tartu Titans on siis meie kontakttiim, meie lipulaev, kes vaikselt kruvib hooaeg üles ja siin jah, igasuguseid lahedaid sündmusi peaks selle aasta jooksul tulema. Ja siis flag footballi saab mängida nii Tallinnas kui Haapsalus. Ja siis mainin ka selle ära uudisena, ma loodan, et see muidugi juhtub ka, et seal on mõni lahtine jupp, aga siis Tallinna Diamonds ehk siis naiskond kutsuti Soome ühele turniirile osalema juuli keskel, et Oulus see on ma sain aru, et see on nagu selle polaarpäeva mingi tähistuseks, et see mingi midnight tournament või mingi selline, et päris huvitav asi. Et need Soome korraldajad, kelle juures me käisime seda Turkey Bowli mängimas, et need samad inimesed, et neid me teame, eks ma ise ilmselt lähen ka sinna kohale, võib-olla panen paruka pähe ja mängin ka, kui need QB-d vaja. Et see QB
küsimus on kõige suurem. aga jah, ühesõnaga, et Tallinn Diamonds ja siis Haapsalu Häänid ja Tallinn Bay Bowlers, et otsige sotsiaalmeediast ülesse. Kui te juba ei like'i ja ei follow kõiki neid tiime, siis mida te teete. Ja sealt saab kõik info kätte ja saab trenni tulla, et praegu on veel külmad ajad, saame siin hallide all treenida ja teha, aga kohe kui päike põske paitama hakkab, siis lähme kohe õue ka ja hakkame seal püüdma, et jah, arendame edasi siin seda ja loodetavasti saame või õigemini hoiame silma peal ka Eesti poistel, et me teame enam-vähem, mis nende tulevik siin on, aga igasuguseid liigutusi on siin veel, et ühesõnaga Ameerika pall läheb toredasti. Ja kui te, üks asi, mis võib-olla kõige lihtsam asi, mida teha Ameerika footi jaoks Eestis on see, kui te mis igas platvormi te kasutate sotsiaalmeedias, follow'ga, like'iga, tehke nagu hoidke silmad peal ja mida rohkem ka võib-olla teie jagate neid content'i, seda rohkematele inimestele see välja ka jõuab ja seda rohkem võib-olla inimesi on huvitatud, mis paganam imelik sport on siin vaata, et nagu siin saab seda ka teha, on ju. Et ja selles mõttes eriti just selle naiskonna turniiriga praegu ma teen selle üleskutse ka, et niikuinii tulge trenni, aga kui meie ühel naiskuulajal, julgelt ütlen, või kui temal on huvi või kui meie meeskuulajatel on elukaaslased või sugulased või sõbrannad või mis iganes, tulge kohale, et see naiste asi hakkab ka natukene hoogu võtma ja oleks lahe panna Eesti naiskond esimest korda kokku. Selles mõttes, mitte päris Ameerika pall muidugi, eks ju flag, aga ikkagi, et Eesti tiimina minna kuskile välisturniirile mängima, et see on ajalooline värk siin. Aga jah, lähme käime korra college footballi läbi. Nägime siis poolfinaale, need olid eelmise või selle nädala sees, nagu me siin eelmine osa rääkisime ka, et saime tegelikult mingi 4-5 ööd järjest Ameerika palli vaadata, et päris nauditav nädal oli. Unetunde muidugi nagu ei olnud väga palju, ma siiani tunnetada. Aga alustame siis Ole Miss ja Miami, väga vinge andmine ja lõppes siis sellega, et Miami võttis viimasel hetkel selle ära 31-27 Carson Becki juhtimisel, keda on visatud siin bussi alla ja tehtud ja kõike, aga kogemus ja eks võib-olla siuke mingi vilumus ja mänguoskus ka tegelikult tõid ikkagi välja, aga see oli 2 quarterbacki selline suurepärane duell, mis lõppes siis sellega, et Miami mängib finaalmängus kodus. Hendrik, ma tean, et sa jälgid, kas sa neid poolfinaali mänge ka vaatasid ja mis mulje sulle Ole Miss ja Miami Fiesta Bowlist jäi? Mängi ise ei vaadanud, aga loomulikult vaatasin highlights'e. Pean ütlema, et ma olin ise suur Ole Missi toetaja või hoidsin neile pöialt tänu sellele Lane Kiffini draamale, mis tundus nagu kuude kaupa kestis, et lootsin, et äkki nad suudavad sellise kena Cinderella run'i teha ja finaali välja jõuda. Aga ma arvan, et Miami on kindlasti üllatanud paljusid ja ma arvan, et kindlasti oli ka üllatav, vähemalt minu jaoks, et nad Ole Missil ära tegid. Ja kindlasti suur eelis on see, et nad saavad finaalis kodus mängida, aga ma arvan, et Indiana vastu jääb ikkagi natukene lahjaks, et Carson Beck on täitsa nagu hea quarterback just niimoodi selles ülikooli liigas, ütleme niimoodi, aga Mendozal on ikkagi see ekstra ja ma lihtsalt puhtalt vaatan pigem nagu 2 quarterbacki pealt, et kummas nagu mina näen rohkem seda võitjat finaali kontekstis ja ma arvan, et ikkagi Indiana jookseb ka Miamist üle. Et see, mis Indiana korraldas Oregoni vastu, see oli ikkagi väga muljet avaldav. Toome selle mängu kohe siis sisse ka ülar, et 56-22, lõppes täpselt nii nagu enamus Indiana mänge see aasta on olnud, et Fernando Mendozal oli vist touchdown rohkem kui incompletion'id, mida kolledžis väga tihti ei juhtu ja ta on teda teinud mitu korda, et see Mendoza statistika on täiesti jabur ja ta kindlustab, me jõuame kindlasti veel ümber mõelda või vähemalt mingeid teisi mõtteid sisse tuua, aga ta kindlustab oma number 1 pikki raudselt siin praegu, et ülar, ma ei tea, mis mulje sul nendest nädalavahetuse mängudest jäi, et Indiana Oregonist väga palju rääkida ei ole, esimene play oli Big Six Indianale ja 34 punkti mängu lõpus vahe, et see tulemuseks, aga kuidas need mängud välja nägid sinu jaoks? No iseenesest mäng, vaata Indiana ja Oregoni mängus potentsiaalselt 1 ja 2 pikk, vaata. Quarterbackid mängisid siis, Dante Moore on siis Oregoni quarterback ja siis viskas selle Big Sixi alguses, muidu mängis hästi tegelikult, aga Indiana nagu, see on praegu juggernaut, et me räägime, et nagu see, kuidas nad suudavad, nad ei ole ju suured, vaata, see on hästi naljakas, vaata Indianal ei ole neid superstar rekruute, neid suuri poisse, kes on ründeliinis 6-7 pikad, aga paganama hästi mängid kaitseliin on nagu, ma vaatan hästi palju kaitseliin loogiline, siin on kirjas ka kaitseliin, vaata, siis nagu nad on nii väiksed, aga nad on nii kiired ja nad liikumine on nii hea, et kuidas nad suudavad suurte võimsate ründeliinide vastu domineerida, on tegelikult päris söge vaadata ja
Mendoza, ta ei ole ideaalne, ta on nagu selles suhtes, ta ei ole see ideaalne, võib-olla see Josh Allan'i prototüüp, vaata, kes tahavad seda superatleeti tänapäeval, aga ta on siuke Jared Goff, kelleks on parem liikuja või Matt Ryan, kes on parem liikuja, ta on tegelikult füüsiline ability on olemas, aga ta on siuke nagu, keda me ei oota nüüd, et ta hakkab sul jooksma, vaata. Et nagu võib-olla siuke Herbertist nõks vähem jooksma hakkab, aga nagu potentsiaal on olemas, seda käsi ja kõik need visked, mis ta teeb, on nagu NFL-i tasemel. Ta on siuke nagu modern või kaasaegne pocket passer, vaata, et noh, et nagu ta saab liikuda, aga jah, ta ei ole võib-olla nii elusiv kui ma ei tea, Herbert, isegi võib-olla Trevor Lawrence, aga noh, ta tuleb first down'i ära, kui ruumi on, et Dante Moore ei ole vist otsustanud, aga nii palju ma nägin, et Patrick Mahomes'i jäljendaja Dylan Raiola transferis igatahes Oregoni, nii et kus iganes Dante Moore mängib, ma oletan, et Raiola ei lähe back-up'iks sellisesse kohta. Et noh, Dante Moore siis peab otsustama, kas ta läheb kolledžis raha teenima või läheb NFL-i ja saab teise piki jagu raha ilmselt. Või läheb Jetsi, jah. Jah, just, see on see otsus. Aga no Jets annab talle ka mingi, ma ei tea, mis see raha tal on, 50 milkut saab kokku selle eest, ei. Ja, ma arvutasin, 13 milli aastas on see tavaline rookie contract number 2 pikk on ja, et NIL tal eelmine aasta oli 2 milli, aga kõige suuremad, Arch Manningul on kõige suurem NIL-i deal ametlik. On 6,8 milli, mis on nagu söge mõelda, see on ju fully garanteeritud ka minu, tead, ma ei tea samas, ma ei tea, kuidas need struktuuri pooled. Aga üks asi veel, Ole Missi quarterback, Chambers, ma pean vaatama, Trinidad Chambers, ta lükati tagasi jälle. Ta küsis jälle teist korda NCAA-d seda eligibility värki, sest et ülikoolis sa võid ainult teatud aega mängida, et sa ei mängiks igavikku vaata ülikoolis ja tal lükati tagasi, et tal on mingi case sellega, et tal oli see, kui ta oli Ferry State'is seal Division 2, siis tal oli see vigastusaasta, et ta tahaks saada seda 6. aastat, aga NCAA lükkas teist korda järjest tagasi selle, nüüd nad läksid kohtu sellega, aga siin lihtsalt huvitav, ausalt öeldes, ma tahaks, et ta ei saa kolledžist tagasi minna. Ma tahaks näha, mis NFL temast arvab, sest ta on nagu potentsiaal, tal on nagu vaata see, kuidas ta ta tuli ju back-up'ina sinna Division 2-st üles, tuli esimene aasta, aga siin, kui ta võttis selle starteri rolli üles ja see play-off'i run on, poiss flashib, nagu ta näitab seda nagu flashini, sest ta ei ole suur kutt, ma tean, ta ei ole see prototüüp, ta ei oleks arvatavasti mingi top esimese raundi pikk, aga lihtsalt see conversation oleks vinge minu eest, et ta tuleks lähti vaata. Hendrik selles mõttes jah, et Trinidad Chamblessi kohta võib-olla veel nii palju, et noh, et ta liigub juba hästi ja noh, selles mõttes ta on nagu näidanud midagi, et ma ei tea, mis arvamus sul temast on, et eriti kui me nüüd noh, mõned tiimid on veel elus, aga paljud meist juba vaatavad drafti poole niikuinii, et ma ei tea, mis arvamus sul temast on? No selles mõttes põnev kindlasti teda vaadata mängijana, aga kas tema nagu oskused, mida ta ülikoolis näitab, kas need kanduvad üle ka NFL-i, selles ma natuke kahtlen. Ma arvan, et temas on rohkem sellist potentsiaali olla selline high-end back-up a la Jacobi Brissett stiilis, nagu ma arvan, et see on selline midagi sellist, kuhu tema võiks nagu jõuda hea tööetikaga ja hea nagu olukorraga, eks siis mis iganes tiimi ta satub. Trinidadi kohta, kus juures hästi naljakas asi, ma just nägin paar päeva tagasi seda, et Trinidad ja Tobago riik on ju siis tahab Trinidad Chamblessi seda quarterbacki kasutada siis mingisuguses reklaamis, nagu ma aru sain, et siis kutsuda inimesi Trinidad ja Tobagot külastama. Nii et mul jäi kuidagi see hästi nagu vahvalt silma ja ma loodan, et kui ta nagu peakski NFL-i jõudma, et siis sellest saab päriselt asja ka, sest ma ütlen ausalt, mulle enda tekkis kohe mõte minna Trinidadi ja Tobagosse reisile. Ma ütlen nii palju. Ma loen praegu Wikipediast sama asja, et nagu ta on nime pärast siis Ole Missi fännid hakkasid Trinidad ja Tobago lippe kandma kuradi ülikooli linnakus ja värki, päris hea tasuta promo ju. See Eesti lipp on ju ka mingites Lõuna-Ameerika jalkaliigades liigub ringi mingi tiimi värvidena, vahel kuskil Twitteris lapad mingi, või noh, mingi jalkauudistub, et vaata Eesti lipp on seal mingi, mis iganes liigas on, aga jah, vist on. Aga jah, kes Trinidadi, teissugust Trinidadi tahab näha, siis flag footballis mängib üks mehiklane, kelle perekonna nimi on Trinidad. Nii et teda võib ka kasutada reklaamkampaaniates. Aga viimane asi veel, mis ma enne kui ära unustab, ma arvan, järgmine episood natuke räägime siis sellest finaal-match-up'is ka, mis on siis esmaspäeval on National Championship siis Indiana ja Miami vahel siis Miamis, aga Indiana on suurem kool, need on rikkamad fännid ja tänu sellele nende piletid on päris kirved, kõige odavam pilet on praegu 2100 euri. Näiteks second turul, et nagu päris krõbedad, et kui sa tahad siin normaalsesse kohta 10 tonni pead maksma umbes nõnda, et see on see Superbowli laadses hinnad juba päris krõbe, aga see on secondary market ka vaata praegu, et see on lihtsalt huvitav. Nõudlus on reegelt suur, kuna see
ka Miami's ja Miami ise mängib ka seal, aga seal võib ikka juhtuda see, et isegi Miami kodus ei ole koduväljaku eelisega, sest Indiana travelib päris hästi. Ei no sest see ongi ju see case ka, et noh, kõik need mingid, ma ei tea, Pittsburghi fännid kohe, kui mingi LA-s mäng on, siis kõik tõmbavad sinna minema, et noh, saad puhkuse kaasa, et Miami on hea soe, et see on jah öö vastu teisipäevas ja jaanuar 20, et öösel, aga jah, eks sellest me räägime jah, nüüd järgmine osa, mis tuleb. Aga jah, liigume siis NFL-i poole. Me just vaatasime, et nagu selliseid mingeid suuri uudiseid praegu ei ole, sest noh, mingid otseselt liigutusi ei ole nende play-off'ide ajal, aga eks kõik tiimid, kes otsivad peatreenerit ja kui jälgite NFL-i, siis teate kõike sellest treeneri otsinguist ja kõik need nimed, mis saadaval on ja kõik need nimed, mis me arvasime, et võib-olla on saadaval, aga nüüd tegelikult ikkagi ei ole, et Matt LaFleur vist väidetavalt töötavad ikkagi Backersiga mingi lepingu pikenduse kallal, kuigi see viimane mäng neil see hooaeg oli päris kole, et ma ei tea, mul on siin 2 Giantsi fänni ja 1 Ravensi fänn, kõik otsivad peatreenerit, et Hendrik, me pole sinu sisendit kuulnud sellest, et me võime sellest jaurata siin päevad läbi, aga mis sinu unistuste off-season selles osas on? No eks ma Ülariga olen natuke põrgatanud neid mõtteid, et minu selline number 1 valik hetkel oleks küll John Harbaugh, aga ma arvan, et Kevin Stefanski oleks ka väga hea variant, et nemad on nagu 2 kindlat, kes mulle meeldivad, kelle puhul ma näen nagu mingisugust loogikat, miks Giants just seda meest vajab, mida ta toob, mida nagu mängijad võidavad sellest, mida kogu nagu meeskond võidab sellest. Teiste kandidaatide puhul, ma ei tea, Mike McCarthy, noh, mõned nagu mõnedele meeldib netis nalja teha, et Mike McCarthy ja John Harbaugh on tegelikult suht samasugused, kui sa vaatad, kui palju võite neil on, kui palju play-off võite on, mitte Super Bowli on ju, aga mul kui palju jokinud. Täpselt, aga mulle tundub, et Mike McCarthy on natukene ohtlik just sellepärast, et tal ei ole enam Kellen Moore'i, kes on nüüd ju Saintsi peatreener on ju. Et sõltub väga paljuski sellest, keda Big Mike tahab enda kõrvale sinna OC-ks tuua. Ja teised kandidaadid, ma ei tea, need ei tundu väga nagu tõsiselt võetavad minu jaoks, mingi Lou Anaramo on ju näiteks või Chris Shula, mulle ta tegelikult meeldib, aga ma millegipärast ei usu, et Giants palkab kedagi, kellel ei ole mitte mingisugust varasemat nagu peatreeneri kogemust, et pigem on ikkagi keegi, kellel on see juba olemas. Jep, see on ilmselt õige point jah, et arvestades nagu neid tiime ka, et noh, et ma arvan, Titans on palju tõenäolisem või Cardinals on palju tõenäolisem võtma seda võimalust mingi noore treenerina, nagu me oleme näinud ka siin, et jah, ma ei tea, Ülar ja odavam kindlasti ka ja noh, sa loodad, et see tüüp on kaua vaata, sest noh, need tiimid on sellised, kes ma ei tea, on otsinud aastaid, aga Ülar, ma ei tea, kas sul midagi on muutunud siin viimase nädalaga, et noh, me mainisime siin Jokerit ja enne just rääkisin Matt LaFleurist ka, et LaFleur vaikselt liigub ka sinna kategooriasse koos nende teiste vanameestega, aga ma ei tea, Ülar, kas midagi on liikunud? Teame, Brian Dable sai peatreeneri intekat Titans'is by the way. Nagu, aga ma üpris kindel, et ta saab OC koha, kui ta tahab see aasta ja väidetavalt on mitmed meeskond, kes on teda nõus juba praegu palkama offensive koordinaatoriks, mis minu jaoks on Buffalost oli hea, aga kui ta Giantsis play caller oli, ta ei olnud hea. Kafka oli parem tegelikult, kui ta ametlikult oli, aga me ei tea kunagi täpselt, kui palju input'i tegelikult table'il oli terve aeg, et see on alati küsimärk. Ma oletan, et päris lihtne või noh, lihtsam on play call'ida, kui sul on Josh Allen ka muidugi. Et see võtta teda ka kaasa. Ja, sorry, räägi. Ei, lihtsalt tahtsin ruttu table'i kohta vahele öelda, et ma arvan, et kui valida talle nagu üks kindel koht, kuhu minna, mida teha, ma arvan, et Baltimore'is OC-ks koos Lamariga. Ma arvan, et ta on näidanud, et noh, Josh Alleniga on ju selline scrambling quarterback, see aasta näitas startiga, et ta oskab sellistelt quarterbackidelt nagu maksimumi välja pigistada, kes oskavad oma jalgu kasutada. Ja ma arvan, et noh, ma näen küll, et ta vaatate mind väga skeptiliselt praegu selle jutu peale, aga ma arvan, mina ei ütle midagi, ma kallast, et ma ei ütle Harbaugh kohta ka midagi. Aga noh, ma lihtsalt arvan, et Table ja Lamar oleks nagu selline hea paar, ma tõesti usun, et sealt võiks midagi head tulla küll. Parem oleks. By the way, Giantsi head coach'i connection ka Joe Judge on Ole Missis praegu on ja siis kui see Lane Kiffini jama toimus, Joe Judge'i, ma ei tea, miks ma sellest täitsa ma kahe silma vahele ja ka see quote, mis ta ütles, et ta käest küsiti põhimõtteliselt, kui see Ole Missi jama käis, et kas see kõige kaootilisem aeg so coaching karjääris. Ta ütles, ei, ma elasin Aaron Hernandese kõrval. Õige, jah, midagi mainis, ja. Et siis jah, ja see on, kellel see kõige parem quote oli, kes see Mike Vicky quote'i ütles? Vaata üks treenitest, kas see Jonathan Cannon või? Cannon, jah. Cannoni käest küsiti, et nagu, kas see on kõige keerusum quarterback aeg? Meil oli Mike Vick ja koeri tappis. ei, et meil läks quarterback päeva pealt vangi. Jah,
jah, võt see. Aga head coach'idest viimane point ka. LaFleuri oma ma hoiaks silma peal, sest et see on paar sellist naljakat asja, mille peale ma mõtlesin, kuna nad tahavad uut lepingut anda talle, aga siin on ka raha küsimus, sest et viimase 2-3 aastaga peatreeneri rahasummad on kasvanud ikka nagu mitmekordselt ja nad on väga, ütleme nii, et nad ei ole kõige sõbralikumad Ben Johnsoniga oma divisionis on ju. Ja Ben Johnson sai ju väga suure numbriga peatreeneri palganumbri, et Matt LaFleur 100% tahab sellest rohkem saada, lihtsalt põhimõtte pärast on ju. Aga siis Ed Policy, kellega ta siis negotiate ib on ju, võib ju näha kohe näpuga näidates kaotsid talle viimati, et sa ei saa tast rohkem, et nagu see raha võib tegelikult reaalselt sticking point jääda küll. Et ma arvan nädala lõpuks me saame teada, kas LaFleur jääb või mitte. Ilmselt jah, et siin tahaks nüüd arvata jah, et okei, mõned nimed jah, Hendrik mainis siin Chris Shulat ja mõned nimed selgelt on Robert Sala stock tõusis ka praegu päris palju selle viimase mänguga, et sellised nagu osad nimed on veel saadaval või õigemini ei ole saadaval veel intervjuudeks, aga jah, ma tahaks arvata, et siin järgmise 2 nädala jooksul ilmselt midagi hakkab juba paika loksuma, et ilmselt need Titansid ja need võib-olla saavad kellegi lukku. Mis te arvate, Harbo on esimene, kes peab kukkuma, on ju? Esimene domino? Ma arvan küll ja sest enam alles jäänud tiimidest ju keegi ei võta teda, et ilmselt nüüd, sest Harbo ju ütleski, et hakkab see nädal intervjueerima. Jah, aga siin on ka ju see asi, et võib-olla mingi Browns või mingi Cardinals, vaata, kellel pole võimaluski näiteks, nad lihtsalt võtavad ära. Keegi korjab kellegi ära, aga ilmselt ongi jah, et Miami ja Giants ootavad siis ilmselt Harbo taga ja siis vaatame edasi, mis paika loksub. Aga jah, üks tiim, ma arvan, kes ei vahetaks oma peatreenerit mitte kellegi vastu on Los Angeles Rams, kes siis alustasid seda tänavust play-off'i Carolinas. Kõik ootasid, me kõik eeldasime, et see mäng tuleb suhteliselt blowout. Kõigil oli siuke ettevaatlik, et play-off'id, any given Sunday või any given Saturday. Aga kohe, kui see moment, kui Cam Newton tuli sealt tunnelist välja ja leppis Carolina frantsiisiga ära ja peksis seda trummi ja keep pounding. Tuntav energia muutus oli natukene ja Carolina kodus ja Panthersi fänn on kiidetud siin juba pikalt ja nii vali kui kõik need mängud see nädalavahetus oli nagu valjud, eriti need underdogid, et ma ei tea, see mäng Rams Panthers, lõpuks me kõik teame, Rams võitis 34-31 selle viimase sekundi drive'iga sisuliselt või viimase drive'iga, aga see mäng oli tervenisti tasavägine. Rams läks küll 14-0 juhtima, algus tundus, et nad jooksevad selle mänguga minema, poolajaks oli vahe 17-14 ja kolmandal veerandil juba tundus, et Carolina võtab selle hoo ära. Seal oli Mike Jackson interception, see oli siis kolmanda veerandi lõpus, pärast seda Panthers läks 24-20 juhtima ja siis oli touchdownide vahetamine omavahel kuni siis lõpus Matt Stafford leidis, see oli vist Colby Parkinson, kui ma eksime. Ja see crazy catch, kuidas ta touchdowni kätte, see sealt päris söge play. Just, aga Ülar see, me rääkisime vaata, kuidas Panthers võitma peab ja see oligi see, et sa pead kasutama neid Jalen Cokerid ja Ted McMillanid ära nende väikeste cornerite vastu, seda nad tegidki. Natuke üllatav oli ausalt, kui palju Bryce Young, esiteks ta suutis, Henrik läks ära, vaatame, kus tuleb tagasi, tuleb tagasi. Aga see oli minu meelest natuke üllatav küll, kui palju nagu Price ja Panthersi rünne suutis palli liigutada Ramsi vastu, kaitse vastu. Nagu, tegelikult, kui sa mõtled küll selle secondary peale, nagu Quinton Lake saivad selle lepingu pikenduse. See poiss põles sel päeval on ju. Forbesi vastu oli paar sellist play'd, Kobe Durant ei ole ka mingi suurem nimi, vaata, tegelikult secondary's ei ole siuksed nagu alfa, vaata cornerid, mängivad skeemina hästi, aga see mäng, mis need suured receiverid, T-Mac ja Cocker, kes Panthersil olid, et nad tegid need play'd ära ja Price mängis nagu päris okeilt ja nüüd peale seda mängu tuli välja report ka, et suure tõenäosusega Panthers võtab ta 5. aasta optioni ka üles, ehk siis 2 aastat on veel tal leping olemas Panthersis, mis on tegelikult õige otsus, ka anna talle 2 aastat ja siis sa võid otsustada vaata, sest et nagu praegu sa ei hakka rääkima lepingu pikendus, no way, aga lihtsalt nagu, sest et minu meelest ta lagi on ikka päris madal, aga ega sa ei tea, vaata, kasuta ära see võimalus, see aeg, mis sul on, vaata. Selline mäng jah, ta on natukene nagu näidanud, et ta suudab nendes momentides ikkagi nagu olla, et Jalen Coker sai 12 targetit, 9 catch, 134 jardi, Tetaroa McMillan 7 targetit, 5 catch'i, 81 jardi, Coker skooris touchdowni ka, et me natukene nagu arvasime, et selle mängu saladus vähemalt Carolina poolt, üks on see, et sa kasutad neid pikkast püüdeid, aga see, et sa kontrollid jooksuga. Chuba Hubbard ja Rico Dowdell hooaja lõpus ja Rico Dowdell juba ütles päris avalikult välja, et see, kuidas mu roll vähenes, et ta plaanib kuskile mujale minna, et Hendrik, mis sul Panthersi
Panthersi nagu sellest esitusest nagu silma jäi, et tegelikult ju väga südikas arvestades, et nad olid 10-punktised underdogid. ma arvan, et südi on väga õige sõna, mida kasutada ja ma ütleks just eriti nende kaitse kontekstis, et ma natuke ise kartsen seda, et kas Panthersi kaitse suudab Rams'i offensiga nagu kaasas käia ja seal ma võin eksida, see oli vist esimese poole ja lõpupoole oli selline olukord, kus kui Rams'il oleks kõik ideaalselt läinud ja võtta arvesse ka nüüd see teise poole algus, et nad oleksid kogu aeg touchdown järjest skoorinud. Väga vabalt oleks võinud seis kujuneda mingi 31-7 peale või. Aga iga kord, kui hakkas tunduma, et Rams hakkab nagu täiesti eest ära jooksma, Panthersi kaitse nagu suutis selle stopi leida. Ja ma olin, tõesti avaldas muljet mulle, sest ei mõtle nagu Panthersist väga kui sellisest nagu tugeva kaitsega tiimist on ju, aga nüüd see play-off'i mäng jah, nad andsid küll 34 punkti ära, aga ikkagi kaitse jättis minu jaoks nagu pigem positiivse mulje ja ma arvan, et neil on nagu väga hea baas järgmiseks aastaks, et veel kõvemad olla ja miks mitte hüppe teha nagu sellist nagu eliit kaitsesatsi tulka. Ja üks aspekt veel, special teams, cover gold Hall of Famer, Isaiah Simmons blokkis pandi ja siis terve NFL-i kogukond oli, et Isaiah Simmons on Carolinas, mida? aga Ülar Rams'i poolt, see oli täpselt nagu see, et iga kord, kui Puka Nakua palli püüdis, mida juhtus ka päris omajagu, Puka Nakua oli 10 catch'i, 18 targetit, 111 jardi ja 1 touchdown, ta pillas väga selge touchdowni poole ja lõpus ja ei suutnud pingilt püsti tõusta, et natukene tundus, et ma ei tea, kas Carolina üllatas neid või milles nagu asi oli, aga tundus, et Rams oli natukene nagu liimist lahti mingil määral ja Carolina kaitse see pauk, mis Davante Adamsile pandi, et ma arvan, et Panthers tuli nagu vihaga mängima, aga lõpuks Rams vist võttis oma ära, Ülar? Seda küll jah, ja kokkuvõttes on ka see, et nagu võit lõppude lõpuks nagu, et nagu ja Panthers nagu Ramsi kaitsest ja ma enne mainisin ka Ramsi kaitse on nüüd nagu see ei olnud kõige parem esitlus, nagu kaitseliin ei suutnud ka niimoodi domineerida, kui ma eeldasin. Eriti arvestades, kas Robert Hunt sai kohe alguses viga jälle ju. Ja kaotasid left tackle ära muidugi ja ikka ei suutnud nagu Price'i nii palju nagu ohjeldada, aga kui sul on see rünne ja Staffordiga, vaata nagu need kõik mängid ütlesid ka, et enne seda viimast drive'i, kus Stafford tegi selle oma 50. game winning drive'i, mis on see NFL ajaloos 5 läks kõige rohkem, et tal on 8 tükki veel, siis ta on Brady'st möödas on ju. Et kui sul on siuke rünne vaata, siis on alati võimalus, aga jah, praegu ma ei tea, võib-olla see Carolinas on lihtsalt raske mängida Ramsil, ma ei tea miks, aga see ei tundunud nagu, võib-olla see match-up on ka siuke vaata, need suured receiver'id versus need väike secondary, võib-olla see mõjutab ka, et nagu kui me no offense, Seattle'iga näiteks mängivad siis championship mängus eeldatavasti praeguse seisuga. Seattle'il pole siuksed receiver'id, vaata. Nagu JSN ja nüüd nad ju mängivad, tegelikult isegi Chicago'l pole ju. Jah, Rome ei ole see, või okei, Colston Loveland mingil määral on, aga me ei tea, kas ta niimoodi on. Aga jah, see ongi täpselt see, et ma arvan, et Panthers on nagu üsna unikaalselt nagu loodud Ramsiga mängima selles osas, aga jah, Carolinalt, ma ei tea, Carolina võtame nagu selle kokku sellega, et nagu ikka teeme, et Carolina kaotas. Hendrik korra juba mainis, et neil on päris korralik baas tuleviku jaoks. Sealhulgas on ka see Bryce Youngi otsus, et minu arust oli ka väga, see mõttes õige otsus või sa pead selle tegema, selle 50 year'i, aga see mõttes, Bryce mängib vist, ma arvan, ta mängib oma karjääri lõpuni nagu pidevalt nagu selle usu eest, aga ma arvan, et see play-off'i debüüt 19. pikk küll Carolinal, aga jah, ma arvan ka, et Carolinal on päris hea alus, kust nagu edasi minna. Nüüd oleks vaja lihtsalt kaitset veel veidi tugevdada ja see jooksumäng, toimiv jooksumäng, sest me nägime, kuidas nad hooaja keskel korra mängisid, nad nägid ikkagi väga head välja. Aga jah, see selleks praegu, et Carolina hooaeg sai läbi ja Rams liikus siis edasi. Kas kummalgi teist on veel selle mängu kohta midagi? Ja siis pärast seda laupäeva öösel õnneks see Rams Panthers oli piisavalt siuke põnev mäng, et hoidis järk veel. Chicago Bears võõrustas siis Green Bay Packersit. Külm oli esialgu tegelikult, räägiti, et seal on kõik lumi maas ja värk-särki, aga see vist saadi puhtaks kõik seal. Packers läks juhtima 21-3 poolajaks ja see oli nagu Jordan Love nägi nii rahulik välja, Caleb Williams puterdas, rabistas, turnover on downs, Ben Johnson läks ülbeks, Bearsil oli 4 drive'i esimesel poolel, esimene oli field goal, teine oli interception, 3. oli turnover on downs ja 4. oli turnover on downs ja Packers skooris 3 drive'il ja siis poole lõpus lõid tegelikult field goal'i ka veel mööda. 3. veerand möödus üsna
sihuke vaikselt, tasavägiselt. Aga kui see 4. veerand algas, mingi nagu jällegi ma millegipärast räägin jälle sellest energiast kuidagi nii palju, aga vaatad seda mängu ja kuidagi tundus, et Caleb Williams läheb seda mängu võitma. Jälle mingi siukene hoomamatu asi, aga ja täpselt seda ta tegi ka. See, kuidas Caleb Williams mängis teisel pool või 4. veerandil, ta nagu lihtsalt kandis Chicago võidule ja mingid täiesti pöörased play'd. Chicago jõudis 21-9 järgi, siis skoorisid touchdowni, seal vahel oli Green Bay'l oli vist 4 drive'i, kus nad pantisid, kus nad tegid kokku 14 play'd. 21-16 Packers juhtis, nad skoorisid touchdowni, Matthew Goldeni hooaja esimene, by the way, rookie. 6,5 minutit enne mängu lõppu. Caleb läks, või jälle Chicago rünnak, mitte ainult Caleb, 2 minutiga läksid down the field, 27-24. Packers liigutas palli, neil oli võimalus aeg tühjaks joosta, väga palju ei jõudnud kulutada, aga nad olid 3 ees. Ja missed field goal avas siis ukse Bearsile ja Chicago kasutas selle väga hästi ära, skoorisid touchdowni, jälle DJ Moore'i game winner. Packers sai korra palli tagasi, aga see rünnak ebaõnnestus ja 31-27 Chicago Bears läkski edasi. Minu jaoks, ma arvan, et see hooaeg kõige nagu, ma ei tea, kõige vingem mäng, mida ma näinud olen. Okei, ma tunnistan, ma olen suht suur Chicago fan ka ja Calebi uskuja, aga see, kuidas seal lõpus mängis. Unustame need esimesed 3 veerandit muidugi ära, aga see oli siuke tõeliselt lahe duell ja ma tahaks loota, et NFC Northi tulevik natukene nende 2 quarterbacki vahel tulebki, et Hendrik, mida sa võtaksid praegu nagu Caleb Williamsi mängust, kas Chicago nagu on nüüd lõpuks kohal või olid nad juba varem? Ma arvan, et Chicago on kohal, et mina hooaja eel kartsin väga seda, et Chicago läheb nagu mingisugust ülemineku aastat vaja. Natuke kartsin, et Caleb näeb ikka veits selline välja, nagu ta eelmisel aastal nägi välja ja nad on mind täiesti pahviks löönud kogu hooaja vältel tegelikult ja Calebi puhul on seda arengut olnud näha ikka iga kuuga võrded septembrid ja võrded detsembrid, see nagu 2 erinevat mängijat minu meelest. Ja seepärast ma vist panin ka Ben Johnson enda coach of the year kandidaadiks ja sa ütlesid küll, et Johnson läks seal esimesel poolel, läks nagu natukene ülbeks, et täiesti õigesti ütlesid, aga riske tuleb võtta ja tore oli näha, et nagu see kuidagi ei mõjutanud seda, et kui nüüd see kaotusseis hakkas nagu aina suuremaks minema, siis ikkagi samasugune agressiivne stiil jäi tegelikult ja mul lihtsalt vapustav minu meelest see oligi selline Caleb Williamsi, ma ei taha öelda nagu coming out party, aga ikkagi nagu selline mäng, mille puhul sa vaatad selle ära ja sa ütled, et okei, et kas me saame nüüd Caleb Williamsist hakata vaikselt rääkima nagu väga, väga hea sõnaga, et kas me paneme talle selle eliit tähise külge või nagu, et see on kindlasti selline narratiiv, mis nagu läheb suvesse ja järgmisesse hooaega, aga jah, väga muljetavaldav võib Bearsi poolt ja ma ei teagi, kas see oli rohkem nagu see, et Bears nagu võitles lõpuni välja või Packers lihtsalt sai liiga vara valesti aru, et nad on mängu võitnud, ma ei oska seda öelda, sest kui Golden selle touchdowni sai, tundus nagu näiliselt, et jah, nüüd on Packersil momentum käes ja nüüd nad lähevad ja võtavad selle mängu ära, aga Bears võitles edasi ja lihtsalt nagu pole isegi Bearsi fänn, aga väga, väga nagu hea meel Chicago üle ja Ben Johnson üle ja ka Caleb Williams üle ja kogu selle tiimi üle, seepärast, et nad on ikkagi päris jubedaid hooaegasid üle elanud viimastel aastatel ja vinge oli, et nad said koduväljakul Packersile niimoodi ära panna. Ja mis see aasta oli nüüd lõpuks, millal viimati Chicago alistas Packersi play-off'is, oli vist 41 nädal aega peale Pearl Harborit. Jah, 41 oli jah. Et Ülar, ma ei tea, Chicago, kas lähme Chicagoga edasi või räägime sellest, kuidas Packers choke'is? Kas nad choke'isid? Me nagu viitasime enne sellele Matt LaFleuriga, aga Jordan Love oli ülipuhas esimene poolaeg. Ta nägi nii mugav välja selles pocketis, Chicago kaitse, nagu me rääkisime, survet väga palju ei jõudnud. Teisel poolel said natukene kinni, aga mulle ka pigem tundus nagu, või Hendrik nagu küsis, ma pigem enda silmis vastaks, et Packers kaotas selle mängu tegelikult. Ma ei tea, Ülar, mis sa arvad? Ja see oli väga sarnane, vaata selle eelmise Bearsi mängul, vaata ka samamoodi, kus lisaajal samamoodi DJ Moore ju skooris selle game winning touchdowni on ju, et nagu LaFleur läks liiga pass happy'ks ka teisel poolel, ta jättis nagu neil, sa said joosta, nad jooksid esimesel poolel väga hästi tegelikult Bearsi kaitse vastu, aga need hakkasid viskama, ta tundus, et ta on siis liiga nagu oli, et nagu Jordan Love on nii hot praegu, et lähme Jordan Love'iga, siis sa nagu Bears sai paar
stoppi, sest nende rünne ei saanud mitte muffigagi hakkama vaata, et sellel hetkel veel, et see time management ka natukene ja noh, siis see kickeri probleem ka, mis on nagu back Green Bay's olnud sellest saadik, kui me oleme podcast'i teinud. Neil oli see ju Carlson oli seal pikalt on ja, kes Crosby enne jah, aga siis vahepeal oli see Carlson ka vaata kes ka struggle'is, ütleme nii, kes lahti lasti ja McManus eelmine aasta oli päris okei, aga see aasta on tegelikult hooaja vältel struggle'inud ja 7 punkti jättis väljakule tegelikult, 2 mis field goal'i plus extra point on ju. Et selle koha pealt küll, aga see pinge näha, Bears teeb vaata, aga see asi ei lähe hooaja lõpuni niimoodi. Me teame, et see tuleb väga koledalt maa peale tagasi mingi aeg, sest et nagu see, need comeback'id on siuksed nagu, sa ei saa jätta iga kord nagu viimasel hetkele niimoodi vaata. Ja Calebi koha pealt ka, see 4 ja 8 vise vaata, absoluutne eliit nagu maailmas on mingi 5 inimest, kes suudab seda teha, on ju. Aga samal hetkel ta ei oska 5 jaardi auto visata, et see on see asi, nagu sa näed ära seda absoluutselt tippu. Ta võib-olla sellest drafti klassis tegelikult, Drake May võib ka sinna, Drake May'ga koos. Neil on potentsiaali olla top 5 elite quarterback, vaata. Aga kelle minust peab ära parandama, enne ta sinna ei saa, kui ta saab selle stabiilset viske. Ja vaata, Josh Alleniga oli tegelikult samasugune probleem noorena, vaata. Sama asi ja Josh suutis sellest, kas Joshil oli see vaata, ta pandi ju kaamerad külge, ta muutis oma visketehnikeit ja siukse. Ja Josh käis nagu täitsa ju tegi mingit biomeetriat jah, et noh, Calebil on nagu tõeliselt nagu natural käsi, aga jah, täpselt see, mis sa ütlesid ka, et või no see, et Hendrik ka viitas nagu, et kas Caleb on eliit või noh, hakkab eliidile nagu lähenema, siis ongi see, et kui seda 4. veerandit vaadata, siis küll, aga jah, see mäng oli tõesti noh, see esimene poolaeg mul oli mitu korda, kus ma juba panin silma kinni, sest noh, tundus, et see mäng on jälle käes, see, mis ta seal goal line'il 6 jaardi pealt viskas. See esimene int, noh, tõenäoliselt oli Luther Burdeni Black rohkem, aga jah, see teine int ja siis fumble'id on jah, siuke, ja täpselt see, et noh, et inaccuracy, et noh, aga noh, me peame meeles pidama, Caleb täpselt samamoodi nagu Drake May on 2. aastas alles. Ja see, kuidas nad hooaja jooksul arenesid, et jah, see annab nagu lootust. Sa ei saa play-off'is loota, et sa iga kord teise poole aega selle mängu välja võtad niimoodi nagu praegu otsid, aga jah, Green Bay pooled siis võib-olla veel, et noh, Matt LaFleuri osas me nagu rääkisime, et see leping olukord, aga Green Bay nagu satub ka veidi sinna nende tiimide hulka, kes nagu ei suuda sellest lävest üle astuda NFC-s, neil oli siin aastaid tagasi võimalusi ja kogu aeg mingi valus kaotus tuleb. Ja ma ei tea, Hendrik, noh, selles mõttes sa rääkis ka, et Chicago üle nagu uhke, et nad said selle play-off'i teemoni kaelast, aga Packersi jaoks see oli ikka ilgelt valus kaotus, eriti arvestades, et sa tegid seda Chicagos. Oli küll ja ma just täna vaatasin Matt LaFleuri seda karjääri natukene ja tegelikult kui sa vaatad, siis tal on iga hooaega hakkab järjest nagu halvemaks kiskuma. Esimese 3 hooaega oli ju suurepärased, võitis iga hooaeg 13+ mängu on ja nüüd viimased hooajad nad on nagu napilt nagu sinna play-off'i pigistanud ja tegelikult kohe nagu täiesti õigustatud peksa saanud. Et ma ei tea, kui ma mõtlen nagu järgmise aasta peale, hetkel ma pakuks küll, et Packers on koos Vikingsiga pigem seal nagu põhjas ja Lions ja Bears on nagu need favoriidid divisioni tiitlile, sest ma tean, et Packersil on palju vigastusi olnud see aasta, Parsons on ju, Kraft, neil on mängijad, kes tulevad tagasi, aga ma ei tea, ma natuke kardan, et selline kaotus, mis nad just said, on, kuidas nüüd öelda, emotsionaalselt natukene ränk, vaat, et see jääb mõneks ajaks nagu sinusse sisse ja sa seedid seda ja ma arvan, et seedivad kogu suve. Ja siis eks järgmise hooaja alguses näebki, et kas see seedimine on neile nagu kasu toonud, eks nad tulevad vihased tagasi, hakkavad kõiki jälle läbi klohmima, või siis vastupidi, see kuidagi nagu rikub selle kogu tiimi moraali niimoodi ära, et järgmisel hooaja läheb raskeks. Et kui nagu vaadata pikemat perspektiivi, ma ikkagi usun, et Bears ja Lions on nagu rohkem favoriidid, aga ma arvan, et Packers, noh, neil oleks vaja nagu leida see tõeline number 1 receiver, ma arvan. Minu meelest see on nagu nende suurim häda, et neil on palju häid receivereid, aga kes on nagu see event, et kui sul ongi mängu lõpp käes ja sul on vaja nagu see sööt saada receiverini, kes on see receiver, keda sa usaldad. Et praegu neil on palju häid nimesid seal, aga jah, võib-olla nad peaksid samamoodi nagu nad see aasta tegid Parsonsiga, peaksid järgmisel aastal proovima ka mingisuguse trade'i leida, et tuua see nagu number 1 legit receiver endale, kes nagu play-off'is saab iga hinnaga selle palli kätte. Ma ei tea, EJ Brown äkki või? Kõik tiimid, kes vajavad receiverit, hakkavad EJ Brownist väga palju rääkima. Terve suve me teeme seda sama. Aga jah, Packers siis jah, Bears läheb edasi ja kohtuvad siis selle sama pagana Ramsiga, et see tuleb hea mäng. Lähme siis pühapäeva juurde ja pühapäeval, nagu me rääkisime, me saime kell 8 tõeliselt maius pala
Buffalo Bills läks Jacksonville'i. Väga tasavägine mäng ja noh, läbivalt tegelikult oli nagu see, et Bills oli kontrollis. Josh Allen mängis minu arust ühe oma karjääri parima mängu, samamoodi nagu tegi eelmine aasta Baltimore'i vastu play-off'is, et noh, Joshiga seostub kohe see kaos või see kontrollimatus, aga tegelikult seda pole paar aastat juba olnud, et noh, ta mängib tõeliselt nagu mängujuhina. Aga kui on vaja, siis ta paneb selle keebi ka selga ja saab, keegi istub talle pähe ja ta läheb concussion protokolli kohe esimese drive'iga ja siis ta põlv väänatakse tagurpidi ja siis ta peksab oma näpu vastu kellegi kiivrit ja ta ikka teeb piisavalt, et see ära tuua. Et noh, nagu ma ütlesin, siin tiimid lihtsalt vahetasid skoore, drive'id olid kas hästi pikad või hästi lühikesed. Ja poolajaks oli 10-7 Buffalo, Jacksonville läks 4. veerandil 16-13 juhtima. Vahetati jälle touchdown oma vahel seal järjest, Buffalo läks 27-24. See oli siis see lõpus, kuidas nad tush-push isid 10 jardi, mis võib olla üks viimaseid tush-push'e NFL-i ajaloos, vähemalt sellises formaadis. Ja siis Jacksonville'il oli võimalus 3-punktilises kaotusseisus, küll aega oli minut, esimene play oli interception ja see mäng oli läbi. Noh, selles mõttes, et raske on nagu Buffalo mänge vaadata Ülar ja noh, kõik see, mis, või noh, me räägime sellest kõigest ka nendest receiveritest, kõigest sellest. Josh Allen, punkt. Või ma ei tea, Ülar, mis sul nagu sellest mängust jääb, et kaitse tegelikult tegi päris head tööd, kõik arvestades, aga noh, Joshi õlul on terve see rünnak. Jaa, terve see meeskond on Joshi õlul, et no kui see kaitse näitas natukene elu, et see Cole Bishop by the way on nagu nimi, ja Trey White tegi play'sid. Kellel oli see game winning interception siis ja Trey White on selle tagasi, nagu me hooaja alguses rääkisime, tegi selle hea pass defense'i, et aga Josh mängib nagu eliittasemel ja nagu kui sa räägid nagu MVP-s, siis ta on natukene see nagu, me oleme kõik piisavalt vanad selle jaoks, nagu see pagana Cavaliersi LeBron, no. See meeskond seal ümber polnud kunagi nii hea, aga nagu see vend tassib seda, vaata, ja see on see efekt, kui sul on superstar quarterback, vaata, aga see juhtub niimoodi, kui play-off'is, kui Joshil on off day, on Buffalo'l tuksis, vaata, et siin on lihtsalt vaja loota, et sa suudad 4 mängu niimoodi järjest panna, et noh, eks me näe, kuidas see toimib ja eriti arvestades, et nagu Cook võeti täiesti mängust välja, vaata. Et James Cook, kes oli ju leading rusher ja Jacksonville'i kaitse mängis päris okeilt, siis nad ei saanud seal lõpus neid stoppe, kui oli vaja, aga noh, nad olid mängus sees terve aeg ja no Trevori poolest ka mängis okeilt. Mängis muidugi Joshiga võrreldes ei ole, sellel tasemel ta ei mängi, aga see lõpu interception, see on nagu otseselt tema süü ka, et nagu see oli lihtsalt hea play nagu Trey White'i poolt, aga see esimene interception oli küll tema süü. Et Jack Thompson on seal mees, Pilsi kaitses seda, ma unustasin ära lausa. Ei, no see pühapäev oli üldse naljakas, sa vaatasid 2 mängu järjest, ühes oli Shaq Thompson tegi plays, teises mängus tegi Eric Kendrick plays, et tekkis küsimus, et mis aasta on. Kui ma nüüd ei eksi, Pilsil oli 9 pass deflection'it, millest 6 või 7 olid bat down'id, et Trevor Lawrence peab leidma viisi, kuidas selle palju üle kaitseliini kätte visata, sest pikkus tal justkui on. Hendrik, no ja, Ülar tegelikult mainis, et noh, Jacksonville Trevor mängis soliidselt, aga pigem siin mängus olidki need nagu kasutamata jäetud võimalused Jacksonville'i poolt pigem, et need 2 interception'it, üks oli mängu lõpus. Et aga noh, pigem mulle tundus, et mingid penaltid ja asjad, et Jacksonville'il oli suurepärane võimalus kodus võita, aga nad lasid selle käest ikkagi. Neil oli, aga ma arvan, et see suurepärane võimalus on järgmine aasta täpselt samamoodi, et me üks päev arutasime seda ka ju oma vahel, et tegelikult Jacksil on rünnakul on ikka väga nagu loaded seltskond, et neil on päris palju receiver'id. Trevor Lawrence minu meelest astus suure sammu edasi ja jah, mängu lõpp läks nagu ta läks selles mõttes, et Pilsil, no see pigem oli nagu kaitsemänge hea nagu play, kui et Trevor Lawrence oled seal mingi suure prohmaka teinud, on ju. Et jah, mingi siukse pisivead, väiksed vead said neile saatuslikuks, aga ma arvan ikkagi, et nad ei kao kuhugi järgmisel aastal kindlasti AFC South'is tegijad ja Parker Washington võib-olla tuleks eraldi välja tuua, et tal oli päris suur päev, on ju. Ja kui tuleb veel Travis Hunter tagasi, Brian Thomas Jr. hakkab jälle stabiilsemalt mängima, Jacoby Myers, Brenton Strange, et seal on neid nimesid küll ja nagu noh, praegu ei tundu nagu kõige kõvem sats, aga võib-olla aasta pärast nad on jälle siin samas tagasi ja siis me räägime nendest kõigist hoopis teises võtmes. Jep, et noh, Jacksonville ka, ma arvan, et Travis Hunter võiks cornerback'iks tulla, sest neil on puudu üks. Just. Ja, et ja teine asi,
ma tahan näha, kas Trevor suudab jätkata niimoodi, me nägime seda flash'i vaata see 2 aastat, 3 aastat tagasi ka vaata, kui nad panid play-off'is võitsid selle, vaata kus ta viskas 5 interception'it mängu alguses võitis Herbertit ja siis läksid ju Chiefsi vastu olid kuradi ma tegelikult väga lähedal võitma ju Chiefsi. Ja mingi Christian Kirki tropp oli seal, mis oli hästi valus. Jah, et nagu see oli see, kus me nägime, et võttis sammu edasi, kes tuli nagu kolinal maa peal tagasi, seal oli muid probleeme ka meeskonnaga, nüüd ongi huvitav vaadata, kas Liam Cohen suudab hoida seda üleval ja see pressikonverents ka vaata see, kus see ajakirjanik küsis Liam Cohen, ei küsinud, ta ütles Liam Cohenile nagu kui hea hooaeg see oli tegelikult, et see on nagu ka vinge moment, et nagu see nagu linnamelu, see tundub, et nad on see identiteeti leidnud üles, võib-olla mis kõige raskem asi leida ju tegelikult vaata, et nagu see on see asi, mida sa saad nüüd müüa fännidele ja värki, et nagu tulevik on, tundub väga hea olevat praegu, aga see on NFL, see on iga aastaga see asi muutub nii palju. See ongi nagu Liam Cohen'i juures võib-olla, et selle avapressikonverentsi põhjal ma poleks arvanud, et Jacksonville tuleb sellise nagu ülbe mentaliteediga peale ja terve hooaja vältel on Liam Cohen nagu teinud selliseid otsuseid, et jah, tõesti, see identiteet tundub paigas olevat. Mõned free agentid, Travis Etienne tegi küll hea mängu, aga ma ei imestaks, kui Jacksonville otsustab temast lahti saada ja siis Paishal Tuteni ja võib-olla mingi powerback'i ümber ehitada, ma arvan, Rico Daudel oleks päris huvitav mängija seal. Tead, kellest nad peavad veel lahti saama, peavad Shane Waldronist lahti saama, siis Brian Thomas Jr. mängib uuesti. Are we live? Shane on tore inimene. Jah, okei. Bills läheb siis Denverisse järgmine round, et see tuleb kõva match-up, see tuleb heavyweight'ide match-up tõesti. Ja siis see oli pühapäeval see teine mäng Philadelphia's, San Francisco läks siis neile külla, Eaglesile valitsevale Superbowli võitjale või meistrile, ütleme siis nii. Ja nagu Jan Joonas ütles, mida San Francisco tegema peab, sa pead kiiret skoori või sa pead esimesena ette saama. Philadelphia küll vastas sellele, aga siis hakkas slugfest pihta. Eagles läks aga lõi ekstra pointi mööda vaata ja siis olidki maas. Jah, põhimõtteliselt küll 7-6. Teise veerandi algust läksid siis juhtima pika korraliku drive'iga. Poolajaks oli 13-10 Eagles. Teine poolaeg või kolmas veerand algas jälle siuke rabedalt, Eagles läks 16-10 juhtima. Niners siis neljandal veerandil skooris 2 touchdown'i. Eagles sai 1 field goal'i ja see mäng lõppes 23-19. Võib-olla esimene asi, mida võib-olla mainida ära lihtsalt sellepärast on see, et George Kittle rebestas oma hilleuse ja siis lasi omanikul tuua mingi kalli tequila pudeli, mille ta pai kinni seal kuskil riietusruumis. Patroon on päris hea. Patroon on okei. Ise soovib teha, kui teil on võimalus kasutada, see päris hea. Aga see oli vist mingi pudel, isegi ma sain aru, et see oli mingi omaniku mingi vist. Ja NFL-is on keelatud alkoholi olla locker room'is paida või ka. Jah, aga omanik oli vist ise kõndinud, ma sain aru, aga see selleks. Et jah, aga siin jällegi, see mäng algas nagu paari suure play'ga, vaata seda Marcus Robinsoni suur catch ja Christian McCaffrey'l oli üks, Jawan Jenningsil oli üks. Jawan Jenningsil oli see hiiglaslik play, kui ta söötis palli Christian McCaffrey'le touchdown'iks, mida neile ikka meeldib tagataskust välja võtta. Et see oligi see, et Eaglesiga paljud meist panid bracket'is ilmselt Eaglesi päris kaugel, sellepärast me ei oska neid kuskile mujale panna. Aga nüüd tagantjärgi Hendrik seda mängu vaadates, ma tean, et ma räägin 2 Giantsi fänniga ka siin muidugi. Nüüd tagantjärgi, minu moment tuleb ka varsti. Aga nagu nüüd seda mängu tagasi vaadates, arvata oli, et Eagles tegelikult kaotab selle Jah, et ma ise panin bracket'is, panin Eaglesi võitjaks, aga ma panin lihtsalt selle põhjalt, et nad mängivad kodus. Ja 49ers on, nagu me teame, iga jumala mäng on täiesti vigane, et tundus nagu kuidagi loogiline, et Eagles läheb edasi, aga jah, ma väga tegelikult kaasaarv mäng oli, sest nii palju nagu punkti skooritud, kui nendes eelmistes mängudes, millest me rääkisime, aga tegelikult pinge oli õhus kogu mängu ja lõpus ka Eaglesil oli see võimalus kõigepealt, ma ei mäleta kumb enne droppis, äkki vist AJ droppis enne ja siis droppis Davante hiljem, et tegelikult Eagles oli väga-väga lähedal sellele, et minna ise veel juhtima mängu lõpus. Aga põhiline asi, mida Eagles peab tegema on see, et Giantsi fännina ma loodan, et ei tee seda, aga ma arvan, et kõik saavad aru, kuhu ma jõuan, eks nad peaksid endale leidma OC, kes päriselt oskab nagu play'se kokku panna, kes oskab neid õigel ajal valida ka ja mängus kasutada, sest ikkagi väga mannetu rünnak tegelikult kogu mängu jooksul. Tead kõige haigemat stati selleks, see on kõige lihtsam otsus, see arvutus tehakse ka ära siin päevadel, et Kevin Putt olaseks, aga nende passing offense on see aasta parem kui eelmine aasta. Efektiivsusega, nagu kõik need metrikud on paremad, aga see aasta neil pole lihtsalt jooksumängu, neil pole seda Saquon Barkley't seal kõrval. Siis ongi küsimus nagu, ma saan aru, ründeliin on vigane, siin mängus ka ju Lane Johnson ei mänginud lõpuks, ma isegi ei maininud seda otseselt ära eelmine episood, sest kõik tundus
ta mängib, jumala kindlalt tundus mänginud on ju. Ja ründeliini vigastused kindlasti mängivad ka rolli, aga kelle viga see siis lõpuks, kui kui see passing game on nagu parem nagu kas ja et nagu seda on nii raske minu meelest tegelikult nagu analüüsida, sest et kes see oli, Chris Sims ütles, tal on mingid insider, ma ei tea, Giantsi fännil saab olla Philadelphia's insider, nagu who knows, aga väidetavalt Hurts ei ole väga open ka uutele asjadele ja nagu ta ei taha üldse under center mängida, välja arvatud tush-push'id, mis limiteerib seda tervet rünnet. Ma ei ütle muidugi, et Patula nende offensive koordinaator oleks head tööd teinud, sest sellel viimasel drive'il, kui see on võimalus, mine skoori hästi on, see võida. See jooksid 10 play'd, nendest 8 play'd on, nad jooksid siis 4 play'd 2 korda. Ehk siis nad jooksid sama play'd 2 korda ühel drive'il, samast formatsioonis ka. Mängu lõpus. Kaitsel on ju. Ja mängu lõpus kõige tähtsamas momendis, kui sul on vaja fucking skoorida, nagu too aega päästa, et nagu see on ilmselgelt offensive koordinaatori basket. Aga ma kipun arvama, et Jalen Hurtsi elu ei ole ka väga garanteeritud siin. Jah, ma tegelikult isegi tooksin Nick Sirianiga siia juurde, sest nagu okei, kui sa võidad Superbowl, sa näeb hea välja. Kui nad ei võida Superbowl, siis me süüdistame alati offensive koordinaatorid, aga tegelikult see on Siriani süsteem ju. Või nagu tema valib neid koordinaatorid või neil on see muster alati, et Patulo saab nüüd kinga, Howie Roseman valib järgmise offensive koordinaatori ja siis nad võidavad jälle Superbowli. Ja siis saab Siriani jälle valida ja siis neil läheb jälle kambange. Aga see ongi see, et vaata, siin tekibki see nagu see mingi CEO coach'i arutelu vaata, et kui sa nagu mida Nick Siriani seal siis teeb või umbes nagu, et ta hoiab vibe korras, aga ta käib ise sõimamas AJ Browni. Et väga nagu, Eagles on nii nagu dysfunctional, et jah, Hurtsil on lihtsalt see suur leping all, ma ei tea, mis sa nagu sellega teha saad, ma arvan, et Tanner McKee on teissugune QB, aga ma arvan, et ta nüüd parem ka ei ole. Eagles... Pigem ei ole, aga lihtsalt ma arvan, et Hurts on nii limiteeritud lihtsalt NFL-i tasemel, et kui ta on nagu, kui tal on kõik klikib, siis ta näitab seda flash'i, aga nagu suures pildis ma arvan, ta on siuke nagu borderline top 10 quarterback on ju. Nagu, aga selleks sa saad võita ju, ta on näidanud, et sa saad võita ta, aga et nagu nüüd ongi küsimus, et kas sul on vaja siis mingit spetsiaalset ründekoordinaatorit sinna? Või sul on vaja täielikku mingit juggernaut rünnakut tema kõrvale, mis ei ole ka nagu hea asi, sest päris paljud quarterbackid ilmselt sõudaksid Philadelphia's võita. Jah, Hurts on limiteeritud, kui ta ei jookse ja see tundub, et see on rohkem tema otsus, et ta ei jookse praegu. Aga anname võitjale ka tunnustust. Hendrik, Brock Purdy suurtes momentides või mitte ainult Brock, Kyle Shanahan ja Robert Saleh on, või see ütleme see San Francisco see tuumik või see need juhid, kellele Brock Purdy siin palli viskas pärast Kittli vigastust. Okei, Marcus Robinson, Christian McCaffrey ja Jawan Jennings sai 1 palli pika palliga. Kyle Juszczyk sai 4 catch'i, et see kuidas nad on suutnud kõigest hoolimata neid mänge võita ja nüüd Philadelphia's võtta siuke magus revanš. San Francisco, eesmärk on Superbowl, aga ma ütleks, et kõige suurem võit on käes juba. Jaa, täiesti nõus, et Brock kindlasti mängis väga hästi. Kõik need unsung hero'd, kes neil olid, kes palle püüdsid, täiesti no-name tüübid. Minu jaoks ma väga vabandan kõikide San Frani fännide ees, aga hästi muljetavaldav ja kindlasti siin tuleb suur nagu tunnustus anda Kyle Shanahanile, et ma ei tea, kui palju te nägite enne mängu, aga toodi vaata välja see, kui Kyle Shanahani offense on mänginud siis Vic Fangio defense'i vastu ja tegelikult Vic Fangio on vist ainult 1 võida, äkki Shanahan sai, kõik teised 3-4 mängu läksid Fangio 1 ja 3, kui ma ei ekse, jah. Jah, midagi sellist ja see points per game oli ka äkki mingi 10. Et nagu täiesti nadi numbrid, aga nüüd Shanahan sai selle võidu kätte ja ikkagi nagu mängis Fangio üle selles mõttes, et suutis, nagu ma ütlesin, skeemida mingid vendi, kellest mina isiklikult ei ole väga nagu kuulnud või kelle nimi ei tule automaatselt pähe, suutis need vennad vabaks skeemida. Brock loomulikult pidi olema see, kes need söödud viskas ja ta viskas neid kõik ilusasti kohale ja Christian McCaffrey ka mängu algus tegelikult oli suhteliselt nagu vaevaline tema jaoks, aga mida mäng läks edasi, seda paremini ta sai mängu sisse ja jättis ka ikkagi oma märgi maha, et suur tunnustus San Franile. Nagu ma ütlesin, mina ei uskunud, et nad siit edasi lähevad, aga ma arvan, et Seattle'i vastu, see on nüüd natuke etterutamine, aga ma arvan, et Seattle'i vastu võivad täpselt sama süüdi mängu näidata. Nad teevad ise muidugi iga nädalaga, või nad ise ei tee seda, nad lihtsalt saavad nii palju vigastada, et nad nagu iga nädalaga mängijaid kaob ära, et Ricky Pearsall lõpuks ei mänginud, Trent mängis, aga jällegi, et kõik on vigased, et divisioni mäng, selles mõttes, et kunagi ei tea, aga jah, Niners võitleb ülesmäge, aga need ongi kõige magusamad Superbowlid, kui sa oled underdogi igas mängus.
Lähme siis Sunday Night Footballi juurde sisuliselt. New England Patriots võõrustas Los Angeles Chargersit, väga madala skooriline mäng, poolajaks oli 6-3 Patriots ees, noh. Mõlemad kaitsed olid head, õigemini Chargersi kaitse oli väga hea, Chargersi ründeliin oli Šveitsi juust. Ja siis teisel poolajal Patriots jah, nagu Hendrik enne mainis ka, et noh, tõmbas nagu eest ära, aga noh, mitte nagu nüüd drastiliselt, et seal oli järjest drive ja terve mäng. Patriots skooris siis 9 minutit enne mängu lõppu mängu esimese touchdowni, kui Drake May leidis Hunter Henry. Ja siis lõpuks oli 16-3 jah, et noh, Chargers suutis vahepeal pall liigutada, mõned drive'id, seal oli see field goal'i drive, kus nad said 7 minutit drive'ida, 11 play'd ja mängu lõpus oli 14 play'd, 3-44 minutit, et noh, see lihtsalt ei toimi. Ülar see, kuidas Justin Herbert peksa sai, noh, see on lihtsalt nii irooniline, et nad tegelikult said päris korraliku ründeliini kokku. Joe Alt, Slater ja neil oli need see, noh, Zion Johnson, keda nad liigutasid Bradley Bosemanile halt, nad tõid Mekhi Becktoni sisse. Paberil ja isegi väljakul tegelikult oli üsna okei ründeliin. Aga sa ei saa lihtsalt võita, kui noh, Patriotsi rünnak. Kas ma nägin õigesti, et neil oli 30 pressure'it või? Võis olla küll jah, nagu 11 quarterback hit oli 6 säkki oli lõpuks kokku, aga seal on, ma ei taha jälle öelda seda, sest et kõik need, Herbert saab vaata sellest nagu naljakat publicity, kellele ta ei meeldi ja absoluutselt nagu, kui ta ei ole midagi teinud, ta lööti siiamaani pole ühtegi play-off. Ta ei ole võitja. Aga selle ründeliini taga nagu isegi Josh Allen poleks midagi teinud, et nagu tal on vaja rohkem ja noh, peale mänguga omakorda siis Jim Harbaugh ütles, et offensive coordinator, Kallaste lemmik offensive coordinator Greg Romani töökoht on ka küsimärgi all nüüd, et nagu see rünne üldiselt nagu, ta on limiteeritud muidugi, sul ei ole number 1 receiverit tegelikult, aga Landman Conkley roll on väga väikseks jäänud selles ründes on ja, et nagu kui Johnson on päris hästi tulnud on ja, aga see nagu nagu Herbert ei mänginud ka nagu mega hästi, sest kui sa oled nagu elite quarterback, mingist hetkest sa pead suutma ikkagi elevate'ida oma meeskonda, vaata, sa pead ikkagi ühe play tegema. Vaata see, kui nad esimesele veerandil ei saanud seda touchdowni, kus ta jooksis ju 3 korda järjest põhimõtteliselt, vist vaata see goal line'id, kus Oli Boost oli väga hästi minemas selles hetkes, kui ammu ei skoorida. Aga nagu Herbert jooksis lõpuks üle 50 jardi vist kokku ka vaata, et ta üritas teha, et noh, Hampton sai ka ju viga, me ei saanud uuesti viga, aga ta ei olnud ka terve, vaata, mängis 2 snappi mängu alguses, et jah, see ründeliin on suur nagu asi, mis noh, vigastustega peaks okei olema nüüd järgmine aasta vaata, aga seal interior roll-line'i nagu Boseman on nagu süke prügi kui prügi ja see play vaata, kus Herbert seal lõpus selle säki ja fumbli sai, mida iganes see 68 left tackle teeb seal, ma siiamaani, ma ei tea, mida ta vaatab seal nagu see on nagu lihtsalt nagu kingitus su kaitseliini mängijale kuna Ülar mainis Greg Romanit, siis ma lihtsalt nagu, noh, selles mõttes mul on Herbertis kahju, mulle väga meeldib Justin Herbert, aga see oli natukene nagu siuke Lamari tunnustus, et ma mäletan, kui noh, Lamaril need mingid kuradi play-off'i kaotsed olid ja sama narratiiv oli ju tema ümber, et ta ei suuda võita. Ja noh, siis öeldi, et ei, Greg Romani rünnak, et noh, pocket passerit on vaja ja siis noh, nüüd on Justin Herbert ja täpselt sama lugu, et noh. Greg Roman teeb jooksumängus väga head tööd, ta ei ole hea offensive coordinator mitte kuskil ja kui Chargers tahab edasi liikuda, siis nad peavad kellegi teise sisse tooma, kes oskab Justin Herberti erilist talenti nagu rohkem välja tuua. Samas Hendrik. See kaitse on kuradi ma hea, vaata. No ja noh, mängijaid ju on Jesse Minteri kaitse, halloo. Et ma just mõtlesingi, et Hendrik nagu New England, Drake May play-off'i debüüt, noh, ilmselt on hea asi, et sa said selle nagu Chargersi vastu, et su kaitse sai ründeliiniga lihtsalt Herberti nagu survestada, sest ma arvan, et kui seal oleks mõni kogenum meeskond või Chargersil poleks neid vigastusi olnud, siis Patriotsil oleks tegelikult päris keeruliseks läinud, et Hendrik, ma ei tea, kuidas sul nagu, mis sul silma jäi, et kas Patriotsil lihtsalt oli roostes? Jaa, ma usun küll, lõpuks ikkagi võitsid ju, aga see ei tulnud veenvalt, et pigem jättis õhku rohkem küsimusi, kui andis mingisugust kindlust, kui me räägime nagu järgmisest ringist, aga meie puhul jah, ma arvan, et tegelikult oli hea, et sai sellise karastuse kohe nagu hästi kõva, nagu põhimõtteliselt ikkagi eliittasemel kaitse vastu ja tegi ikkagi piisav plays, et meeskond võidaks ja noh, et see rünnak nagu kuidagigi liiguks edasi, et nagu ilmselgelt kui Chargersil midagi ei tule, siis peaasi, et sa suudad palli liigutada, kas või noh, selle asemel 3 and out minna, sa suudad 2,5 minutit enda käes nagu kauem seda ära hoida nagu ühe järgmise selle nii-öelda kolme play'ga on ju, aga ma natuke nagu muretsen Patriotsi pärast nagu järgmise ringi kontekstis, et jällegi, et sellest jõuab nagu pikemalt rääkida, aga
May lihtsalt tegi piisavalt, aga oleks oodanud rohkem, eriti kui päris paljudel on see nagu jutt olnud, et May võiks ju see MVP olla, aga minu meelest see mäng näitas tegelikult ära, et tal on ikkagi tal on natuke aega veel vaja, et olla seal MVP tasemel mänge, nii nagu Stafford minu meelest sel aastal on kogu hooaja olnud. Noh, selles mõttes nagu sa ütlesid jah, järgmises ringis Jesse Minter. Ega sa kaitsed lihtsamaks, see läheb. Ma just hakkasin ütlema, et Jesse Minter, kes saab väga palju head coach'i baasi praegu ja ma arvan, et Baltimore põleb selle pärast, aga oleneb, kes offensive coordinator'iks tuleb, aga Jesse Minter selgelt on. Houstoni kaitse on nagu ekstra ja see Patriots peab nagu rünnakul rohkem tegema, et ma ei tea, et see ma loodan ka, et see oli nagu pigem selline lihtsalt üks komistuskivi, et Chargersiga nagu joppas nii palju, et jah, Herbert oli pideva surve all ja ega samas ongi see, et ega kaitse lihtsamaks lähe, ega rünnak väga palju raskemaks ka ei lähe, ega Stroud parem ei ole, vaata, et seal ongi nagu, et äkki neil õnnestub järgmine ring ka võtta, aga jah, ma tahaks rünnakust lihtsalt rohkem näha. Neil ongi koduväljak veel, ma räägin, see Foxborough on raske koht, kus mängida, eriti kui kõik külm ja rõve. Aga viimane asi ka, Milton Williams palju või on ikka päris hea off-season signing, ma arvasin, see oli üks naljanumber jälle, kellele makstakse 7 mängu pärast $1 miljon läbi Patriotsi kõige suurem free agent signing, aga nagu poiss selles mängus ka game winning sack'i on ja lõi Mike Vrabeli huuleveriseks super töö on ja, et nagu Milton Williams, kui ta on terve, ta on väga hea olnud, et see on nagu väga hea leid olnud nende poolt, aga Christian Gonzalez sai ka viga siin mängus, aga kohe läheme Texansi juurde, Nico Collins sai ka concussion'id, need 2 poissi vist väljas, et canceldavad üksteist välja, vaata. See natuke sobib jah, et siit ongi hea üle minna, et kui me rääkisime, et ega nagu kaitse lihtsamaks ei lähe, siis Houston Texans ja Pittsburgh Steelers mäng siis toimus Houstonis. Esimene poolaeg Houston võitis 7-6, täpselt see, et Pittsburgh liigutas nii palju palli, et nad said 2 field goal'i ja mitte rohkem. Teise poolaeg alguses. Aga Texansi vigade pärast. Ja ongi, et see ei olnud see, et Pittsburgh liigutab palli, vaid nad said piisavalt jarde põhimõtteliselt field possession'i pärast. Ja siis 10-6 neljanda veerandi alguses ja siis hakkas pihta. Fumble, return touchdown, Pittsburghi järgmine drive oli punt, millele järgnes touchdown, siis kaks kaitse touchdown'i lõpetasid nagu mängu põhimõtteliselt. 36, neljas veerand algas 7-6, et Houston lihtsalt jooksis, Houston kaitse jooksis selle mänguga lõpus ära. Ülar, nagu sa ütlesid, Steelers liigutas palli ainult siis, kui Houston ise seda liigutas, sest see kaitse täiesti jõhker, kuidas nad alla mäge tulevad, kuidas see secondary tuleb ja kuidas NFL-i parim pass rushing duo jõuab kohale absoluutselt iga vastase vastu. Ja seal nagu Daniel Hunteris, oli see sack või lõpuks vist läks sackina kirja, see võttis ju DK Metcalfi touchdowni ära potentsiaalselt, kuigi DK juba troppis mängu alguses ühe. DK-l ja AJ Brownil ei olnud head päevad, ütleme nii. Old Missi receiverid, Ja Old Missist, et neil oli, Steelersil oli võimalus, aga nad oleks pidanud tegema kõik need play'd ära, mis võimalused neile anti, sest et seda palli oli raske liigutada, et see üks play oligi, kus Daniel Hunter sai säki, aga DK oli tegelikult vaba nemas, aga kuna Rodgersil ei olnud aega sinna visata, siis DK oli alguses see tropp, vaata. Et siukseid momendid sa pead ära kasutama eliitkaitse vastu ja eriti kui Stroud ja Texansi rünne annab sulle kõik võimalused, mis nad tahavad, et nagu Stroud ei näinud üldse veel, Stroud on 5 fumblit siin mängus, 2 tükki kaotas, aga 3 tükki sai tagasi on ja Stroudist vist Eli Manning 2007 aasta viimati võitis niimoodi, kus oli 5 või rohkem fumblit quarterback'il, et nagu kui sa saad Eli Manninguga palli kaotustega ühes konversatsioonis, see ei ole hea. Sa tahad Eli Manninguga nagu võrdlust saada, aga mitte selles kontekstis. Mitte tingimata nagu mängustiili poolest, aga jah, see oli ka minu nagu, see oli see, mida ma tahtsin Hendrikult ka just küsida, et nagu tundus, et Stroud on nagu paanikas või mitte nagu isegi paaniks, vaid mis CJ Stroudist saanud on? Stroud tahtis ilmsesti seda mängu Pittsburghile kinkida, et tegelikult see avapoolega ikka kohutav ja kui sa küsid, mis temast saanud on, siis see on väga hea küsimus tegelikult, seepärast, et tema rookie hooaeg oli ju vapustav, aga nüüd kui sa võrdled selle viimase hooaega, mis ta nüüd mängis, siis tundub, et iga hooaeg on nagu natukene nagu, ma ei taha öelda kehvemaks jäänud või läinud, aga nagu ei ole mingit arengut olnud edasi, et tegelikult on suht sama mängi, kes ta oli 3 aastat tagasi, aga ta ei ole võtnud seda järgmist sammu ja tore, et ta sai lõpupoole tänu sellise kaitse innustamisele, sai nagu enda mängu ka paremini käima ja tegelikult tegi piisavalt ära, et see võid koju tuua, aga
pikemas plaanis jällegi, mina CJ Stroudi väga ei usu, et kui Ülar enne rääkis Jalen Hurtsist, kui keegi, kes on selline noh, et võib-olla mingid küsimärgid tekkimas, siis ma arvan, et Stroudil on täpselt samamoodi mingisugused küsimärgid vaikselt tekkimas, et noh, ma saan aru, et ta võitis mängu on ju, aga veits nagu selline mulje jäi küll tema enda mängu vaadates, et nad pigem nagu kaotasid selle ja see kaitse tõi selle võidu koju on ju. jah, et noh, suur ütleme faktor rünnakus oli see, et kõigepealt Nick Chubb alustas nagu päris okeilt ja Woody Marks võttis selle mäng või noh jooksumänguga nagu mingil määral üle, et noh, et nad suutsid Pittsburghi vastu konstantselt 7-8 jaardi jooksumänguga tuua, et Woody Marks jooksis 112 jaardi ja skooris ise mängu lõpus. aga jah, Christian Kirk sai 144 jaardi, mis on tõesti pöörane, et noh 250 Stroudil kokku ja 150 sisuliselt neist oli Christian Kirkile. aga jah, Houston nagu noh, tegelikult sarnane lugu nagu Patriotsiga, et noh, sa lihtsalt tahad, et see, aga noh, ma olen seda terve hooaja rääkinud, et noh, et ma tahan, et see hooaeg või et see rünne midagi nüüd lõpuks näitas ja nad siiani ei ole näidanud. Lihtsalt neil on nii jabur kaitse ja Demeco Ryan siis on mingi swarm mentality ja kõik see asi ja kuidas nad kõik mängivad absoluutselt iga mängija väljakul tacklib nagu homset ei oleks, noh, et see on täiesti pöörane, seda on üks kõige vingamaid tiime üldse NFL-is, aga Steelers. Ei saa lubada, vaata, kui sul on siuke kaitse, sa ei saa lubada ründes neid vigu. Ei. Kui hullem asi, vaata, sest et see kaitse ise skooris 2 touchdowni, see kaitse võitis selle mängu. Kuni mängu lõpuni oli ju tegelikult close, kuni siis kõik see möll pihta hakkas. Ja naljakas on ka vaata see, et nagu Steelersi kaitse mängis tegelikult päris hästi, samamoodi, tegelikult mängis väga hästi. Aga erinevus on see, kas Devin McCourty just täna hommikul kuulasin, rääkis ka, et nagu Texansi kaitse nagu absoluutne jälgi, mis nende rünne teeb. Neid absoluutne kotti see, nad väljakul nad domineerivad. Sa nägid ära, kuidas Steelers sellise mentaliteet ja see motivatsioon langes maha, sest et sa näed ära, kuidas sa teed hea play, siis rünne läheb väljakule pandib, kurat, lähme jälle vaata, mis 100% kaitse mängida ise, nagu ma tean, see on kõige nagu tühjem tunne üldse, sest sa lähed jälle nagu, sa rünne ei suuda midagi teha ja sa ei saa mitte midagi teha, sa peatad, aga nagu kuradi ma punkte on ju raske skoorida kaitses, vaata. Et see nagu näitab minu meelest ka seda liitkaitset, mis neil on, nagu tema Matt Brink võttis vaata üles play callimise vaata Texansis ka, et ta väga head tööd teinud ka seal, et ja noh, talenti on ka muidugi, nagu Pitre on nagu see, Pitre näeb välja nagu Romeo Thompson, selle väga nagu Guardian Capiga, et see on naljakas, aga poiss ta ringi. Kusjuures Pitre teeb nagu, Pitre on minust ainuke, tahab seda natukene naljaks välja, aga Pitre nagu näeb okei välja sellega, isegi ta paneb nagu seal toimima kuidagi enda jaoks, aga jah, ta on jah väljaspool. Võib-olla lihtsalt see tume kiiver, vaata, versus ele kiiver. See aitab ilmselt jah. Ma tahan korra ja jällegi, ma olen Ravensi fänn, aga ma ei naudi seda tegemist, tegelikult natuke naudin. Mike Tomlin pole võitnud playoffis 2016. aastast saadik, nad on kaotanud viimast 7 playoffi mängu. Ja noh, jällegi ma olen ka nagu aastaid kritiseerinud seda ja noh, ma proovin isegi siin nagu neutraalne olla, aga mulle tundub, et Steelersi eesmärk on Mike Tomlini 500 rekordit üleval hoida lihtsalt praegu, et this points nagu sa ei saa mulle reaalselt otsa, või noh, okei. Rodgers mängis hästi, eriti hooaja lõpus, noh, sa saad mind nagu natukene veenda, aga nagu sa ei saa mulle otsa vaadata ja öelda, et see tiim, et sa näed tõesti, et see tiim ja see ülesehitus, kuidas neil praegu on Super Bowli contender ja noh, nüüd Tomlini tuleviku osas on ka mingid mõttes küsimärgid. Kuigi tõenäoline on, et Mike Tomlinit ei vallandata, ta ise läheb ära väidetavalt, tal on mingi TV-töö, mingi meediatöö, et noh, kas on mingi Sean Paytoni olukorda, et ta läheb aastaks eemale ja siis ta treiditakse ära või midagi. Aga noh, ma jällegi või noh, nagu te enne mainisite, et noh, et ei taha, et Kevin Patullo ära läheks, ega ma väga ei taha, et Mike Tomlin ka ära läheb, aga noh, ma arvan, et Pittsburgh peab nagu tõsiselt peeglisse vaatama ja vaatama, et mis nende tuleviku suund on praegust seisuga, sest nad ei ole midagi juurde ehitanud või ma ei tea, Hendrik, kuidas sa nagu võib-olla divisioni väliselt, aga ma lihtsalt ei näe, et Pittsburgh oleks parem, kui nad olid, ma ei tea, Ben Roethlisbergeri viimastel aastatel ja Ben ei olnud ka enam see mängija, kes ta oli kunagi. Ma suuresti nõustun sinu jutuga, aga ma arvan, et oluline asi on ikkagi see, et pärast seda, kui Big Ben retire'is, vaatame nagu seda Steelersi quarterback'ide nimekirja, see on ikkagi suht hull. See on suht hull tegelikult, et sul on mingi 40-aastased nagu Wilson ja Rodgers on ju, sul on Justin Fields seal, sul on Kenny Super Bowl winner Pickett on ju, et ma ei tea, see ei ole nagu, kuidas nüüd öelda, mul on väga raske uskuda, et on ütleme rohkem kui ma ei tea 3 või 4 treenerit NFL-is, kes suudaksid selle 500 rekordi alles hoida selliste quarterback'idega. Et võib-olla ongi ala John Harbaugh ja Sean McVay ja Kyle Shanahan saaksid hakkama sellega, aga ma arvan, et Tomlin on väga hea floor raiser ja Steelersil on lihtsalt see häda, et neil ei ole seda quarterback'i. Neil ei ole nagu,
neil ei ole seda franchise guide, neil läheb teda vaja ja samas kui nagu vaadata Tomlini neid teisi play-off kaotusi, mis tal on aastate jooksul olnud ja vaadata, millal nad üldse on nagu sellist nagu head edu nautinud, siis sellest aga 10 aastat ongi sisuliselt möödas. Et üks hetk sa pead ka nagu küsima seda, et okei, et kas ongi see lävend, kuhu ta meid viib, et see ei ole enam see lävend, kuhu ta meid tõstab, aga see ongi see, kuhu ta viib, et sealt edasi enam ei saa. Ja noh, ma arvan ka pigem, et Tomlin läheb ametisse, aga nagu Steelers'il on vaja, samamoodi nagu Packersi kohta enne ütlesin, neil on vaja mingisugust kardinaalset lüket teha, mingi suur muudatus, mingi suur trade, lihtsalt nagu ole julge, tehke midagi, et nagu sellest iga-aastasest nagu pettumusest välja saada, sest see on tore, et sa jõuad oma 9 võiduga play-off'i, aga kui sa saad kohe peksa niimoodi nagu nad said Texansilt, mis nagu naudingut sa sellest saad, kui see juhtub 10 aastat järjest, vaata. et nad peavad mõtlema nagu mingisugusele nagu splash, ma ei tea, free agent signing, trade, draft, mis iganes, tuua see quarterback sinna ja tuua võib-olla veel kedagi ründesse, sest kui ma mõtlen nagu Steelersi kaitse peale, minu meelest see on väga kõva sats, aga rünnakul DK Metcalf, Warren, Gainwell, ainsad vennad, kes mul nagu kohe meelde tulevad. Okei, Pat Fryermuth on ka seal, on ju, aga kas see on selline sats, kes siin Super Bowlile viib, aitab su selle võita? Pigem vist ei, et nagu nad peavad selle rünnaku korda saama ja kui nad saavad selle rünnaku korda ja Tomlin ei suuda siis ka play-off mängu võita ja siis on aeg nagu kindlasti muutust teha. Ülar, ma ei tea. Kui sa tegelikult seda mängu vaatad peale seda rosterit, nagu kas see roster peaks kaugele minema või? Aga nüüd ongi küsimus, kes tegelikult vastutab, kas see on Omar Khan ja GM on tegelikult see, kes kokku paneb või on Tomlin vaata see, kes ütleb viimase sõna, sest et no Hendrik sa ütles, splash play, nad ka tegid vaata DK vaata, aga see ei ole toiminud ja olgem ausad, tegelikult suurem osa inimesed, aga sellel hetkel oli ka nagu okei, huvitav. Nad andsid DK Metcalfile 150 milkot, et see nagu jah, et muidugi ja see ei aita kaasa ka, kui sa kogu aeg draftid mingi 18-ndana vaata. Ja võt see ongi jah, et see on nagu nii suur siuke nagu paradoks, et et Mike Tomlin toob meid alati wildcardi, aga see tähendab, et me saame 19. või 20. piki ja siis see küsimus ongi, et Hendrik vaata rääkis ka näiteks QB-dest, Doug Hodges, Mason Rudolph, mis iganes nimed need seal on. Ja okei, Kenny Pickettiga nagu oli see swing, aga Kenny oli väga nõrgas quarterback klassis, oli esimene tüüp, eks ju, et pigem see, või ongi, et kes seal lõpuks otsustab, aga jah, ma selles mõttes ei vaidle üldse vastu, seal on Hall of Fame tasemel mängijad, eriti kaitses TJ Watti näol, kes ei ole kunagi play-off'i mängu võitnud näiteks, et seal peab midagi muutuma, et see nagu muutuks. Ja Arthur Smith on näidanud ka Oustsina tegelikult jumala head minekut, et ma ei tea, nagu ma arvan, ta on lihtsalt limiteeritud selle, kes need seal meeskonnas on. See left tackle ka, kes oli see 60 vist, mis ta nimi on, see backup, vaata, Broderick Jones on ammu väljas juba. See poiss põles ka nagu loll hakkas ja, et nagu see ründeliini ei aidanud ka kaasa, aga muidugi sul vastas ka eliit kaitseliin, nagu Sheldon Rankingsi paganama touchdown oli kõige naljakam touchdown üldse, sest vend ei kukkunud isegi maha selle palli peale, ta lihtsalt nägis, et ta seal maas piirrik korjas üles, peale üksi aja, mitte ühtegi Steelersi venda lähedal ka polnud, tiitakl jookseb üks. See kunagi Rick Ross, üks räppar ütles, et selle fumble üleskorjamine on paksu mehe unistus ja Sheldon Rankins elas seda. Jah, tal ja peale mängu Will Anderson ju nägi unes, et see juhtub, aga mitte touchdown, aga lihtsalt nagu see, mis iganes, aga ma ei tea, viimane siis Rodgersi asja peab ka rääkima ära, aga lihtsalt Rodgers on mänginud hästi, ta oma potentsiaalselt viimane NFL-i söötab Big Six on ju. Aga 5 aasta pärast mitte keegi mäleta seda, aga ma lihtsalt toon välja, et nagu see oleks võinud palju hullem olla. Dan Marino viimane mäng NFL-is play-off'is Jaxi vastu, mis tal oli 4 turnoverit, ta kaotsi 62-7. Ta viskas alla 100 jardi, alla 50% completion'it, et olete võiks hullemini minna, aga jah, Rodgersil, mis ma olen saanud, ta tundub, et ta kindlasti mõtleb tagasi tulla, aga mitte Steelers vist. Ta ütles välja siin 2 nädalat tagasi, et nagu ma vaatan võib-olla ma olen nüüd vaba agent täiesti, ma võin teha, mis ma tahan, nagu vihje, see oli nagu naljakas vihje, et nagu, siis ma tead, mis mul tuli siuke jabur mõte, et võta ta mingi veti kontraktiga ja lase siis fucking Hurts lahti ja mine Eagles sisse vaata ja siis on see 1 aasta Bridge quarterback, millega sa sööd selle 100 miljonit teed käppi vaata.
ehk siis me läheme mingi 3. off-seasonisse viimase 4 aasta jooksul, kus Aaron Rodgers on kõige hinnatum free agent quarterback. no see on selle vaata nagu, mida Brett Favre tegi oma viimased aastad, kogu aeg oli see Brett Favre Watch või mis asi see oli NFL Networkis, ma sain, kui ma hakkasin vaatama NFL-i, see oli kõige jaburam asi üldse, aga ja 100% ta ootab ka natuke ikka. Aga me peame mingi hetk off-seasonil, kui kõik see pull läbi on, et teeme mingid ennustused, et kus Aaron Rodgers see suvi ära käib, millest rääkima hakatakse, vaata ta käis seal püramiididest, ta käis seal kuskil ayahuasca rituaalis, et me peame mingi uue me peame geograafia mängu tegema mingi umbes, et kuhu Rodgers järgmisel läheb. ta läks Türki sinna Quebeci Tepli on selle koha nimi vist või mis see paganama, see Graham Hancocki lemmikkoht on see, kus Younger Trias Period ja ma olen juba Joe Rogani kuradi ma rabbit hole'id praegu. Dr. Joe on kohal. Jah, teeme kiirelt, tõmbame joone alla sellele wildcard roundile, mis tõesti oli üks vingemaid, tegelikult kõik mängud, nagu Hendrik ütles ka, et isegi see Patriots Chargers, mis nagu liikus aeglaselt, oli tegelikult lahe mäng, sest see kaalul on nii palju ja need mängud olid, vähemalt 4. veerandini olid põnevad ja Houston võib-olla jooksid nagu selle mänguga ära, et minu arust wildcard round läks igati nagu saime money's worth, kes money maksab selle eest. Aga Ülar, sa vist oma kaitsemängija mainisid ära siin jooksvatega, kelle sa ründajasse ka võtad. Ma võtsin 2 tükki panin nagu kokku, sest et minu meelest Marcus Robinson ja Christian Kirk nagu väga sarnased siuksed nimed, keda sa üldse ei eelda, mõlemad domineerisid, mõlemad olid number 1 receiver'id. See, mida Marcus Robinson tegi seal, paganama peale Kittli vigastus tegelikult müts maha. See vend on olnud vist mingi 4 meeskonnas viimase 4 aastal, mis iganes on. Et ma olen teda parleides kasutanud, seal Ramsist oli päris hea petsin paar aastat tagasi ja värki. Aga mõlemad siis üks touchdown üle 100 jardi, Marcus Robinson oli 6 catch'i 111 jardi ja Christian Kirkile 8 catch'i 144 jardi, et nagu vingi, kui siuksed vennad step up ivad, vaata, tähtsates olukordades, ma olen meeskond võitsi ka. Just. Et jah, Ülari kaitsemängis Sheldon Rankins, kui aru ei saadud enne. Ma võtsin kaitsemängijana Mike Jacksoni, Carolina corner kaotavast tiimist, küll ma saan aru, aga mängida põhimõtteliselt oma elukarjääri parim mäng, olla matched up terve mäng Davante Adamsiga, interception 4. Pass deflection'id cornerbacki koha pealt väärib tunnustust, et see moment, kui Mike Jackson selle indi sai, ma tõesti arvasin, et oi, Carolina võidab seda mängu, aga lõpuks ei läinud nii. Ja ma võtsin ka ründes 2 mängijat natukene cheat'in, selles mõttes ma tegelikult võtsin Caleb Williamsi, puhtalt selle 4. veerandi jaoks, aga ma tahtsin lisada siia, et kui panna Jordan Love'i ja Caleb Williamsi, või kui võtta Jordan Love'i esimese 3 veerandit ja Caleb'i viimane, siis me saame Hall of Fame quarterbacki kokku, et lihtsalt oleks vaja, et Caleb mängiks stabiilselt mängu algusest nii. Hendrik, sa vist ei jõudnud seda vaadata, aga on sul mõni mängija või ründes ja kaitses, keda sa tahad esile tuua? Ründemängijatest võib-olla Pukadoks. Ma ei ole kindel, kas me enne tema nimi üldse käis läbi. Vist korra käis, aga pigem. Ma mainisin, et ta troppisid. Aga kui see välja jätta, siis minu meelest tal oli ikkagi väga, väga hea mäng ja jättis kindlasti nagu suure eelja sellele, kuidas see mäng nagu lõpuks, mis lõpplahenduse see mäng lõpuks sai. Kaitsemängijatest ma nüüd ei teagi, ma nagu tahaks öelda ka Mike Jackson ausalt öeldes, et kui ma seda mängu vaatasin, siis minu meelest Greg Olson mainis ka midagi sellist, et esimese 3 hooaja jooksul äkki vist käis mingi 4 tiimist läbi või, et tal oli üsna nagu tavatu tee sinna punkti, kus ta nüüd on jõudnud, on ju. Ja nagu sa ütlesid, kui ta selle interceptioni sai, siis mul ka täpselt samamoodi hetkes käis peast läbi see mõte, et okei, et kas nüüd tulebki tõesti Carolina võita, et ma hakkasin järsku ka ise uskuma, et shout out Mike Jackson. Ja shout out Isaiah Simmons ka, still making plays, never wrong, just early, mingi 5 aastat. Ülar, oli boostidega sa mainisid, meil tegelikult algus oli isegi hoog sees, aga algus läks nii hästi, kõik esimeses laupäeval läks tuksi, sest et Rams võitis 3 punktiga, meil oli 3,5, me võtsime veel see kõige madalama koefitsiendi, kõige madalama spreadiga, et saaks lihtsalt suurema koefitsiendi kokku, sest Bears võitis on, aga siis Rams otsustas võita ainult 3 punktiga, nagu see oli natuke jama, aga siis teised kõik 4 oli boost'i peale esimest mängu, Pilsi mängu, kõik tihtis, Josh Allen sai passing yard'id täis, sai touchdown'i täis ja siis Parker Washington sai oma catch'id täis peale seda, kui vend oli konkassed, siis tuli mängu tagasi, minge vaadake seda video, see vend oli 100% audis, ma ei tea, kuidas ta tagasi sai, aga see väike side note, aga Julian Edelmani podcastis on jumal hea, kui Danny Amendola oli tal podcastis, nad rääkisid, kuidas nad tegid kick-off'is ja värki. Alati teine, kui kumb neist iga
palli return'is, teine jooksis alati esimese enda juurde, ütles, mis päeva, mis kell on ja tõstis püsti, et kui peab concussion'i testi pääsima, ehk siis jah, see on NFL on ju. Et Parker Washington oli umbes samas seisus, aga jah, siis touchdown'i parleis Jalen Hurtsil oli võimalus see tush-pushi koht teha seal, aga nad jooksid Dallas Goedertile selle touchdowni ja Justin Herbertil oli ka võimalus touchdown'i skoorida seal viimane esimene või see teine drive, kus see turnover on downs oli, aga ei saanud sellega hakkama on ju. Ja teistes George Kittle'i vigastus lõhkus kohe ühe parlei ära on ju ja meil oli siis see Eagles kaotas, see ei aidanud kaasa on ju. Ja just AJ Brown otsustas siis palli troppida, et AJ Brown oleks täis saanud muidu oma jaardik, kui ta oleks selle 2-2 kinni püüdnud, aga noh, seal tuul ja kõik asjad mängisid rolli ja AJ oli raamat lugemata ja mis iganes. Ei, see on kõige parem, et AJ nagu põhjendatult minu arust vahepeal nagu draamatseb, et ta ei saa palli ja nüüd ta sai. Jah, ja siis ei kasutanud ära seda võimalust, see on kõige hullem asi üldse vaata. Et see on, aga siis kokkuvõttes jah, me oleme kenas -70 € augus, pole hullu, me tuleme välja sealt ükskord me tuleme välja. Me tuleme järgmine nädal välja, ärge muretsege selle pärast. Aga kui juba järgmine nädal korraks juttu tuli, siis käime korra lihtsalt need mängud uuesti läbi, et meil on laupäeval, ma võtan korra need Eesti kellaajad ka korra ette siia lihtsalt, et oleks kergem välja lugeda. 23.30 on esimene. Just, 23.30 laupäeval Buffalo Bills at Denver Broncos ja siis öösel, laupäeva öösel on San Francisco at Seattle, pühapäeva õhtul kell 10 on Houston Texans at New England Patriots ja siis öösel on või 1.30 öösel on Los Angeles Rams at Chicago Bears. Millist mängu, Hendrik, kõik mängud on head loomulikult, me armastame kõiki lapsi sama palju, aga millist last me rohkem armastame siin? Ma arvan, et minu tähelepanu tõmbab NFC poole pealt kindlasti Rams Bears, sest ma arvan, et paljudel on küsimus, et kuidas Rams, kes on selline suveline tiim on ju, et kuidas nad saavad seal Chicago külmas hakkama. Ja teine mäng, mis mulle siis AFC poole pealt meeldib, on Bills Broncos. Et ma ei ole kindel, kui palju Game of Thronesi kuulajaid siin on, Game of Thronesi vaatajad on siin kuulajate seas. Aga kui ma mõtlen selle mängu peale, siis mul tuleb see silme ette see pilt, kuidas Jon Snow seisab mõõk käes ja siis talle tuleb 100 või isegi 1000 venda hobustega vastu. Et see on veits see, kus ma arvan, et Josh Allen on, et tema ootab samamoodi, kuidas kõik see Broncosi kaitse hakkab talle niimoodi peale lendama. Ja et saab olema siis näha, et kas üks mees suudab Broncosi selle, mis minu arvates liiga parim kaitse, et suudavad siis üks mees suudab siis selle liiga parima kaitse maha murda või mitte. Nii et Battle of the Bastards Denveris. Ülar, mis mäng sulle silma jääb? Ma vaatasin korra spreadid läbi, Buffalo on, Denver on kodus ikkagi favoriit 1,5 punktiga, Seattle on kodus 7,5 punktiga favoriidid üle San Francisco ja Patriots on favoriit kodus 3 punktiga ja Rams on jälle Võõrsil favoriit 3,5 punktiga. Aga minu meelest kõige huvitavam on see Patriotsi Texansi oma. Üks keskondadest mängib AFC Championship mängul ja kes iganes sinna jõuab on underdog, suure tõenäosusega ikkagi tuleb. Oleneb, kui Denver on, kui Buffalo võidab kogemata Denver, siis need üks nendest meeskonnast mängib kodus. Texans võib nagu, et see on nagu huvitav, aga minu meelest see Patriotsi ja Texansi mäng. Ja low-key ma nagu ruudin Texansi poole, ma tahaks seda kaitset näha nagu. Aga jällegi see oleks väga kole Super Bowl, kui nad nii kaugel jõuavad. CJ Stroud Super Bowlil ei ole ja või see rünnak Super Bowl, aga see, mul on ka, ma tahan, see on nagu kahe otsaga asi, vaata, et ma tahaks näha, kuidas see Texansi kaitse edasi mängib või kuidas Drake May siis nagu sellele vastuse leiab või New England siis suurelt, aga jah, et kas New England jooks vastu seina või oli see lihtsalt üks nädal, et aga jah, ma arvan ka, et see Rams Bears on nagu siuke lihtsalt nagu me oleme seda nagu konstantselt see aasta öelnud, aga väga huvitavad mängud tulevad igal juhul, need 4 mängu on väga huvitavad, poolfinaalid tulevad huvitavad ja kahtlemata Super Bowli match-up tuleb huvitav, kui see ei ole CJ Stroud. Aga jah, me oleme uuesti teie feedis siis reedel, poisid on teil veel midagi lõpetuseks siin öelda, jäi midagi ütlemata, väga palju jäi ütlemata muidugi. Ma loodan, et see esimene nädal ei ole lihtsalt nagu outlier, et see läheb igavaks, sest et nüüd tegelikult on piisavalt need kaks, Seattle 49ers võib blowoutiks minna ja Rams tegelikult võib ka blowoutiks minna, neil on potentsiaali vaata, aga need teised kaks mängu peaks close'id ikka igal juhul olema. Jah,
ma just kaldun arvama, et kõik 4 mängu on hoopis tasavägisemad, kui me nagu praegu arvame. Et ma arvan, et 49ers'il on ka oluliselt parem šanss Seattle'i vastu. Pluss siin on nüüd on see küsimus, kui sul on bye week, kas sa oled nüüd roostes ja kõik see asi, vaata, sellest saab kõik rääkida reedel, on ju. See on jah, see, ma ei tea, first seed'i needus, aga jah, sellest me räägime siis reedel jah, ja loodetavasti saame mingeid põnevaid uudiseid ka, mingeid coaching liigutusi või mida iganes, aga hoiame siis silmad peal ja andke siis märku kuulajad, kes siia lõpuni on jõudnud, me enam-vähem ilmselt ennustame, kes need on, aga andke märku, kui tahate selle Heinekeni lauda kohta saada, et teised siis broneeriga läbi selle Olibeti Bar and Grilli broneeringusüsteemi, et pange jah siis 8. veebruari õhtu kõige hilisem aeg, tegelikult oli 10, aga ma ei tea, kas nad saavad seal avada või midagi, pole praegu ühendusse võtnud, aga jah, kuuleme siis reedel ja päriselt füüsiliselt näeme, kui mitte varem, siis näeme Superbowlil, aga selleks korraks kõik, tšau. Tšau. Tšau.